Tere tulemast kuulama või vaatama Hitijahi podcasti teist episoodi. Minu nimi on Egert, minuga koos on siin Mikk ja täna räägime idakonverentsi tabeliseisust, võimalikest vahetustest ja võrdleme oma loodud tugevusgruppe. Tere ka minu poolt, rõõm taas siin olla, rõõm taas siin näha Egert, aga alustan kohe eelmise saate lõpetusega, sest paar tundi hiljem peale meie saate purki panemist sai härra Lebron vigastada. Jep. Väga suur, väga palju tabelit mõjutav uudis. Kindlasti jah, selles suhtes, et mul oli eelmises tabelis Lakers esimene. Kuidas sa seekord ennustad? Teades infot, mis mul täna on, aprilli schedule, vigastused. Aprill tuleb väga-väga keeruline. 7 võõrsil mängu pluss terve aprill on põhimõtteliselt playoff nõudlijatega. Ja Raptors. Ja Raptors, okei, selleni veel jõuame, kuidas sa täna Raptorsit, kuna täna plaanis meil ida-tabelit lahata, üleüldse ida-meeskondi siis lahata, siis me jõuame ka Raptorsini hiljem vaata. Kas sa panite sinna play-offi või mitte, seda me vaatame hiljem, aga Lebroni uudis, ma arvan, et see mõjutab terve lääne tabelit. Oleneb muidugi, kui pikalt nüüd vigastada sai, et see pole veel ametlikult veel välja öeldud, aga... No mitu nädalat ikka, vast 2-3 nädalat räägiti. No pigem ma isegi vist arvan rohkem, kui kohe otseselt välja öelda, siis ma eeldan, et see vigastuse pikkus võib olla isegi natukene pikem veel, nii et... Jah, no reaalselt esimeseks enam ei pane, ma arvan, et 5. koht, possible playoff matchup Clippers. Väga integreeriv, kas see ei ole? No, ma ei oska öelda, nagu neutraalsele vaatajale kindlasti on, aga tahaks neid meeskondi võib-olla näha finaalis, et ma panin nad eelmises mõlemad top 2 ja esimene ring nagu siuke matchup oleks veits veider. Aga väga põnev. Ma usun, et väga paljudele meeldiks selline matchup kohe, kui alguses oleks kohe sellist nagu play-offi käima tõmbe matchup, et sa ei pea vaatama, kuidas kõik võidavad kõiki 4-0 või ei, selles suhtes, et põnev story, aga üks tiitlipretendent läheb esimeses ringis koju sel juhul. Nagu, et aga selline see liigasüsteem on loodud vaata korra ja ei saagi midagi teha, et vigastused käivad ju korvpalli juurde, üleüldse spordi juurde, et see on korvpallist lähtuvalt. Vaata, ja see oli freak injury ka ikkagi, kukkus jala peale või kukkus jala peale, läks palli võtma ja siis nagu lendas jala peale, et midagi tahtlikult ei tundunud küll seal olevat aga mitte kõige parem otsus muidugi. Aga mis sa teed ära? Jakene küll. Täna räägime vist idatabelis siis. Nii on plaan. Ja natukene erinevalt võrreldes eelmise korraga, et võtame ükshaaval meeskonnad lahti ja siis võrdleme mitmendana me nad enda tugevusgruppides oleme pannud. Ja nii on natuke võib-olla parem rütmi hoida lihtsalt, et... ja ülevaade ka võib-olla isegi natukene lihtsam ja selgem ja olen nõus. Alustame kohe tabeli tipust äkki, mis sa arvad? Sixers. Täna on tabeli tipus, Sixers. Ma julgen Sixersi kohta öelda, et nad ei jää tabeli tippu. See on minu selline... Ma arvan ka. See on minu selline tagasihoidlik, ise küll suur Sixersi toetaja, aga ma arvan, et Sixersil jääb natukene puudu võrreldes Milwaukee'ga, võrreldes natukene Brooklyniga. No tervisest esimese asjana. Brooklyniga võib-olla võrreldes mitte, aga Milwaukee'l on praegu päris okei viimasel ajal olnud. Ja meeskond tegelikult toimib ja on see tegelikult saadud käima. Aga Philadelphia juurde tagasi jõudes, siis ma kardan, et jah, täpselt nagu sa ütlesid, Embiidi vigastus pluss tema vigastuse aldisus on see, mis on kõige suurem kirstunael. Ja seal on rollimängijad ka mõned ikkagi, kes kannatavad, aga... Ja ma olen kusjuures sellega nõus, et isegi tegelikult ülejäänud meeskond ei ole suutnud toetada nii palju sellist Embiidi puudumist, kui tegelikult nagu teistes meeskondades asendatav. Toome kas Brooklyn Netsi vaata siia kohe näitena, kus tegelikult ühe staari, all-stari, isegi MVP kaliibriga mängumehe asendamine on nagu suhteliselt isegi nagu teostatav. No Sixersi line-up on ka üsna tugev ikkagi selles suhtes, et Tobias Harris ei ole nüüd väga kaugel all-star mängijast. Jah, tõsi, olen nõus. Numbrid on ka sinna samasse auku ja teeb karjääri parimat hooaega praegu. Sama Danny Greeni viimane tegelikult, viimase paar nädalat on Danny Green väga ilusti tegelikult rolli sulandunud justkui nagu Embiidi või Simonsi puudumise, sest ka Simons on tegelikult viimasel väga tihti olnud välja saata nii põlvedega kui seljaga. On üks asi, mis nagu võib mõjutada väga palju tegelikult seda kohta, kuhu me paneme Sixersi. Sellel ajal, kui me seda lindistame, trade deadline veel ei ole ära olnud, et me ei tea täpselt, mis juhtub, et Lauri räägitakse potentsiaalselt Sixersisse. On Sixers midagi vastu anda? Näed, mida Sixers saaks vastu anda? Neil on noored rukid ja Danny Green. Ma arvan, et isegi Greeni võib-olla nii palju ei liigutatega. No põhimõtteliselt peaks olema Green see lüli, palgad on ka vaja matchida ikkagi. No seda küll, jah. Green peab olema see lüli, kes sellisel juhul liiguks ja kui Lauri panna sinna juurde, Embiid terveks saab, ma arvan, et
No, sest et olgem ausad, Simmons ei ole päris selline puhas point guard, kellega vist tiitlit võita täna, et on selgelt näha, kui Embiid on väljas, on vaja liidrit ja Simmons All-Starina tegelikult on see, kes ei suuda tegelikult meeskonda kanda nii väga. Ma arvan, et üksinda ta ei ole ründes ka nii tugev All-Star, eks ole, aga õnneks on Embiid seda rolli ideaalselt võtmas ja Lauri oleks väga hea lisand sinna. Isegi skoorimise eesmärgil. Just, aga Lauri lihtsalt tuleb meil päris mitmes ilmselt meeskonna sellise info. Olen sellega päris, jah. Ja kohe tegelikult kohe suured mängud ees Lakersiga, Clippersiga, Denveriga, kõik liiga top satsid ilma Embiidita. Nüüd muidugi Lakers natukene nõrgendatud koosseisus. On võib-olla isegi võidetav veel, aga Clippers, Denver. No top meeskonnana 1-2 on ka halb tegelikult juba, et nad muidugi lähevad kõiki mänge võitma, aga Denver on kindlasti väga kus väga huvitav fakt oli Philadelphia kohta nädalavahetus, kui juhtusid vaatama, oli meeskond mängis ilma Simmonsi, Embiidi ja Curryta ja nad kasutasid 14 meest ühes mängus, mis on nagu, ma ütlen ausalt, minu silmad väga tihti pole näinud seda, et just 14 meheline nagu röster, ütleme, tuuakse mänguliselt välja. Nüüd ei saa enam, Seth Curry on väljas. Pluss, ei Curry oligi väljas, toldu mändi ka oli juba. Ja ta oligi kolm põhimõtteliselt, startet oli puudu ja ikka kasutati 14 meest, vaata. Et ma pole nagu näinud, reegina on meeskond, kes mängivad 8. Aga samas meeskond ongi, ta on viimasest 6 mängust 5 võitnud selle hetkel. Edustis lubas, vaata, ütleme, see skoor lubas, vaata, mängitada nii palju mängijaid, et aga lihtsalt selline huvitav fakt, vaata, et treener näeb, usaldab ja julgeb mängitada poisse, et see on nagu väga positiivne, ma leian. No ma arvan jah, et Tobias Harris on ka tegelikult ülisuur roll selles, et kuidas on viimasel ajal mängitud, et tüüp mängib täiesti All-Star tasemel. Ma ei tahaks Howardi rolli ära võtta. Viimasel alla 30 minuti, 26-28 minuti ringis. Mõned ilusad tongid. Vanameistrile ei saa sedagi saada, et vana ei paistagi nii vanameister enam välja, et täiesti suudab kanda. Aga mitmest on sinu listis? Ma panin ta põhioaja lõikes, panin ta 3. tegelikult. Ma arvan, et ei oleks kellegi jaoks üllatus, kui nad jõuavad ida finaali siis. Oleks üllatus, kui nad jõuaks lääne finaali, aga oleks suur üllatus. aga ma arvan, et ei oleks üllatus, kui nad jõuavad ida finaali, aga ma panin 2 meeskonda kõrgemale nendest. Ma arvan, et ei ole ka kuulajate või vaatajate jaoks väga suur üllatus, kes need 2 meeskonda on seal, aga ma arvan, et hetke sellise tugevuse pealt arvestades Embiidi tervist, arvestades tegelikult ka seda, et Simmons käib päris palju puhkamas. Et ma ei tea, kui tõsine tegelikult see Simmonsi teema üleüldse on, kui katki tema põlved ja kui katki tema selg on. Sest et tundub, et nagu päevake 2 puhkab ja on juba tagasi mees. Noor mees ka? No võiks nagu olla, vanasti nagu noored mehed mängisid kõik 82 mängu ja meie oleme väga noored mehed siin. No mängis ka meie, tõsi. Aga jah, ma usun, et Shake Milton on olemas neil skoorija, kes tegelikult suudab nagu piisavalt kanda. Samuti viimasel ajal tegelikult hästi mänginud, just viimane mäng ma vaatasin, et ta oli mu vastane. Okei, fantasy meeskondades. Okei, Milton on nagu viisakas. Ma arvan, et seal on sellist on potentsiaali, kes tegelikult võiks olla starter, et kui Curry ühel päeval ütleme siis mõlemapoolselt võib-olla siis lahkub, et ühel päeval tahab ju mees ka raha saada, on juba piisavalt vana, et võiks hakata ka raha teenima suuremates summades, nagu peres kombeks. Mis ta võiks saada? Ma isegi ei kujuta ette, kui suur võiks olla roll. Kindlasti on meeskond, kes võiks tal pakkuda 15, 18. Ma leian, et ta ei võiks olla vähema palgalisem kui Hardaway näiteks on Dallases. Ma arvan, et ta roll võiks olla väga, väga, väga sarnane. Ta võib-olla kaitse poole pealt ei ole nii hea, aga... Ja ma arvan tegelikult, et ka ta selline ründemäng üleüldine ei ole tegelikult nii hea kui Hardaway. Et Hardaway tiba võib-olla poole klassi võrra kõrgem. Rohkem skoorija. Muidugi Curryl endal veel 2 aastat lepingut järel ja hetkel on ta 8 miljoniste lepingutega vaatan siin veel järgmiseks 8 aastaks. Ehk siis 8 ja 8. Et selles mõttes, ma arvan, et see on väga hea leping, et just sellise, ütleme, shootori jaoks, et kellel saab läbi, on muidugi Mike Scottil ja Greenil enda saab leping läbi. Et võib-olla see Greeni liigutamine just eelkõige... Green, põhimõtteliselt vahetada Green ja mõned lootustandvad mehed siis Lauri vastu, et oleks parem šanss tiitlile. Jah. Teeb paremaks meeskonnaks. Mattias Taibulist räägitakse, et võib-olla Taibul läheb ära, et Toronto ma arvan, et Taibuli nad tahaks kindlasti kinni hoida. Pigem isegi Milton, Tyrese Maxi. Jah, ma arvan, et Maxi on küll selle nimi, kes käib läbi, et on väga lootustandva noore poisiga tegemist tegelikult, et ma näen, et sellel poisil on hea tulevik ees. Aga minul on Sixers teisel kohal näiteks, et parem kui sul. Ma usun, et olenemata sellest, kas Lauri tuleb või mitte, Danny Greeniga ka koos see meeskond, kui terve püsib, on väga tugev ja teine koht, ma arvan, on väga aus. Näed see näitega, ütleme, finaali jõudmas, idast läbi purjetama. Ma näen ainult ühte meeskonda idast finaali jõudmas.
küll me jõuame sinna õige pea. Vist tundub, et jõuame kohe järgmisena. Okei, liigume edasi äkki. Täna tabelis teine on meil Brooklyn Nets. Brooklyn Nets nii on. Tahad sa kohe alustada äkki siis? Ma tean, et oled juba mitu vihjet teinud selle peale. Ma võin rääkida küll selles suhtes, et Blake tuli tagasi, pani tonki. Ja minu teada vist siiamaani kõik punktid on selles mõttes tagasi tulnud. Ma sain aru, kui tonkajana tagasi tulnud. Siiamaani kõik punktid äkki isegi on visatud Brooklyni särgist tal tonkidest, nii et või visatud on siis vähe palju, aga on tulnud. Sest minust 2 need ainult ongi tal praegu veel. Aga oli väga, väga lahe näha, kuidas ta tuli, et näitasid ikkagi jalgades on olemas. Vist järgmised 10 aastat ilmselt ei liigu enam kuskile. No vaata, ta on juba vana mees kas peabki enam vaata, nii et rahad tal ju liiguvad. Põhivärk ikka, Kairi on meeskonnast mõned päevad eemal. Järgmine nädal. Family matters, perekonna siseasjad. Mis see küll tähendab? Ühtlasi kattub see ka tema sünnipäevaga see aeg. Et profisport on, ma ei tea, see ei ole nagu kõige parem valik, aga muidugi see on ka selline pakkumine lihtsalt, äkki ongi mingid asjad. Võib-olla küll. Ja muidugi palju kergem on puhkepäeva võtta, kui sind peab asendama seal James Harden ja no ei ole hullu. Kuigi Durant on väljas juba olnud. Tal on kaelaga praegu mingi häda. Kus siis huvitav fakt Duranti kohta, et Durant on mänginud viimase 6 aja jooksul 1 mängu ja selle mängis ta Golden State'is. Jah. Et ja see oli veel niimoodi, et tuli veel peale väikest vigastust siis välja 1 mänguks. Temaga võetakse ettevaatlikult praegu, ei ole mitte mingit põhjust riskida. Aga polegi jah, tahtsin just selle juurde, et tegelikult ei olegi. Et Dinwiddie on niikuinii juba väljas terveks aastaks. Et KD-l on kindlasti mõned nädalad veel, et viimane uudis, mis ma lugesin ta kohta oli MRI ütles, et much improved ehk siis oluliselt parem kui enne, aga igaks juhuks hoitakse veel paar nädalat kindlasti väljas enne mänguvormi. Ma usun, et Nash ei näe ka väga vajadust tuua. Et kui meeskond püsib tabeli eespool otsas, neil on vaja seda star powerit play-offideks ja star power on otseses mõttes. Kõik 3 superstar viskavad üle 25 punkti mängus, nii et see on muidugi natukene mõjutud ka sellest, et Durant on mänginud nii vähe mängi, et on ju siiski pooltest mängudest on ta välja jäänud, et see lubab natuke rohkem kui teistel meestel särada. Jah, seda küll, aga no Dinwiddie näiteks sa mainisid siin korra. Tahtsin enne ka vahele mainida juba, otsitakse vahetust väidetavalt isegi. Näed see, kuigi sa tead juba, see on üks väheseid inimesi, keda on võimalik liigutada, tema leping on üks väheseid asju, mis nagu annaks rahaliselt ka mingit väärtust kuskilt maalt tagasi, eks ole. Jah, et mängid vastu. Ja kes on ka liigutatav selles suhtes, jah. Aga näed sa tervikuna. Ma ei kujuta ette, mis meeskond praegu võtab ja mida Netsil on lisaks anda, sest katkine mees. No tõenäoliselt siis peaks kehvem mees vastu tulema, aga kehvem mees... Aga kehvem mees, kes ka mängiks see aasta, sest Dinwiddie tegelikult on aastakene väljas, et Dinwiddie, tal on küll järgmise aastal on ta player option'iga tegelikult saab valida. Ühesõnaga, kui teda on liigutatakse... No kui kokkulepped tehakse jah, et kuskile jääb või läheb kuskilt võib-olla mingi expiringi vastu. Aga 12 miljonist, mis Dinwiddie lepingu väärtus on, pluss natukene ütleme juurde, nad on tegelikult väga tugevalt üle käpi juba niikuinii kogu. Mitte küll nii tugevalt, kui hetkeseisuga on tegelikult Philadelphia juba, aga nad on üle käpi. Philly ei võta igatahes. Ma usun küll, et Dinwiddie pole väga sinna minekut, aga lihtsalt ma tõin selle näite, et üks tiim nagu idast on veel suuremalt tegelikult nagu üle käpi juba läinud, aga Dinwiddie 12 miljonise lepingust annab midagi liigutada küll ju. Kui sa näed näiteks toon siia näiteks Larry Nance'i, kas sa näed, et Larry Nance võiks aidata kuidagi? Larry Nance'i trade jutte on kogu aeg olnud. Neid on, aga ma toon nüüd sellise utoopilisema treidiga, ütleme siia. Miks peaks Cavs seda tegema? Need võib-olla tulevikku võttes, et need huvitaks natukenegi, et kui Nance nagu nii tahab liikuda. Ma saan aru küll, et Cavsil on juba väga muljetavaldav tagapaar ja loobuti just äsja ühest väga lootust andvast mängumeest Houstoni suunas. Aga võib-olla siis okei, mitte Nance, aga kindlasti on ja ma usun, et nad otsivad asendust. Drummond näiteks kindlasti tuleb meie tänases broadcastis väga tihti see nimi jutu teemaks, nii et ma usun, et kui Drummond välja ostetakse, mis tõenäoliselt juhtub. No tundub vist, paar tundi veel aega veel, ütleme siin, kui lähevad asjad lukku veel, aga siiski. James Hardeni MVP case on põhipõhjus, ma arvan, miks see meeskond ikkagi nii hea on lõpuks. Aga lihtsalt üks avali järjest ära võtame. Ei saa saata, Harden tõuseb väga mitte söötu mängust paneb kohe oskad peast öelda. Ma peast nüüd, kas nüüd, kui ma Netsis see nüüd paneb? Ei oska peast, ma pakun 11,5 11,2 okei. No on ta karjääris varemgi vist pannud nii palju. NBA-d juhib praegu ikkagi selles suhtes. Ja suurim konkurent on vigane ka veel. Ma arvan, et siin mängijatest rääkides kunagi me jõuame Hardenist küll veel rääkida, et aga Harden, kui KD 2-3 nädala pärast tagasi on, ma ei näe, kuidas Sixers ette jääb.
et Embiid on samamoodi, timeline on suht sama, mis on KD-l. Võiksid samal ajal tagasi tulla, Kyrie ja ikkagi jätab paar päeva vahele, mitte mingi vigastuse pärast. Harris on tegelikult väga hea, Jordan mängib väga viisakalt. Harden on ikkagi raudmees konkreetne nagu, et ta praktiliselt ei jätagi mänge vahele ja nüüd tal on mingi kaelavigastus, on veidiki kange, aga see on mänguline võib-olla. Tahtsin just DeAndre Jordani koha pealt veel peatud natukene Harrise koha pealt võib-olla. Harris on väga tähtsad lülid ja väga head. No selles suhtes see meeskond on pidurdamatu. Okei, kui ma nii pikalt juba tegelikult rääkinud Netsist, ma küsin su käest veel ühe, et mulle viimasel ajal on väga muljetavaldanud Nicholas Claxtoni ütleme siis mängu sulandumine, kui hästi nagu Harden tegelikult suudab nagu teda meeskonda kaasata. Harden on alati suuremaid poisse leidnud eest. Kas Blake'i tulek mõjutab siis noore poisi mänguaega ka või? Ja kui palju mõjutab, et kui palju nagu... Ma arvan, Blake on ikkagi varumutter sellel süsteemis. Kui suurt sa üldse näed, ütleme siis... Pigem Netsil ei ole ka ühtegi põhjust nagu hullult anda Claxtoni minuteid Blake'ile, sest Blake ei too midagi rohkemat lauda kui Claxton. Kindlasti jah. Kuigi Claxton... Plus Claxton on noor ja teda arengut. Ma arvan, et Blake on ikkagi tagavara variant igaks juhuks põhimõtteliselt ja vahepeal mängitatakse ja kõike muud ja peaasi, et net negatiiv ei ole. Pigem nagu ei tule. Ma ei usu, jah. Ja Claxton mänguaeg ei tohiks ka väga palju, kuigi natukene kindlasti mõjutab see Blake'i tulemine ka, et ikkagi... No mingil määral mõned minutid lähevad, aga pikas sellises suures perspektiivis ma ei usu, et seal... No nii, mina ütlen, et ma ei näinud neid number 1 tiimina. Ei näinud. Ja ma panin Sixersi 3. Nii põhijooja lõikes, kui ütleme tugevusrängigu järgi, ma hindasin Sixersi 3. Netsi 2. Ja võib-olla siit Netsi koha pealt liigumegi edasi. Siit võib järelduse teha, jah. Minul on... sama koha peal nagu on standingutes ilusti. Mina panin Milwaukee Bucksist, nüüd tuleb jutt arvatavasti, et Milwaukee Bucksi ma panin number 9. Ma arvan, et tegemist on liiga ühe parima meeskonnaga, nende vorm on hetkel väga hea. Top 6 meeskond on näiteks ikkagi üks parimaid meeskondi liigas, ütleks mina ausalt. Ma tegelikult just mõtlen nagu, mitte nagu üleüldse standingu järgi, ma tegelikult pean isegi nagu neid just sellise hetke viimase, ütleme peale All-Stari run'i järgi, kuidas meeskonda vaadates, kuidas nagu meeskond on... Vorm on olemas. Jah, kuidas meeskonna vorm, see ongi hea sõna, aitäh sulle. Et just meeskonna vormi vaadates, ma arvan, et Milwaukee on selle aasta... Ma isegi julgen öelda number 1 tiim üleüldse. 7 võitu järjest praegu ikkagi selles suhtes, et vastased vastased on ka korralikud olnud, et ei ole nagu kõige nõrgemast puust nii mõnigi, aga ma arvan, et Milwaukee on just see meeskond, kes sellel aastal võtab ära nii idatabeli kui ka siis läheb idasse edasi. Ma arvan, et veel on liiga vara Netsi jaoks, et Netsil on olnud küll, kus lüüakse suured staarid kokku ja kohe esimene aasta tuleb, ütleme siis Moosi triulile, aga ma arvan, et see aasta on roheliste meeskonna. Nets on lihtsalt liiga hea, neil on liiga palju liiga häid mängijaid, mitte et Bucksil nagu vähe häid mängijaid oleks, Bucksil on ülitugev line-up ja nüüd mul on isegi põhjust natuke kaasa elada neile, et ma olen enda kaardikogumise personal collection'it veidikene PC-d vähendanud ja Hardeni kaarte sealt enam väga palju ei leia. Et mu põhimees, keda ma nüüd kogunud PJ Tucker momendil. Huvitav valik täiesti. No ta oli siuke hustle mees Rocketsis ja väga sümpaatne, hästi lahe mees ja sneakerhead ja siuke enne igat mängu pannkooke nagu, mida come on. Et ja PJ Tucker seal nüüd viimasel ajal, praegu ei ole väga palju mängida saanud, väga palju näidata ka ei saa aja, et võtab sulandumiseks aega kindlasti, aga play-offideks super lisandus. Ja tal on kindlasti koht olemas Augustiini lepingust oli nagunii vaja lahti saada neil, et ei sobinud sinna mitte kuidagi ja mõlema meeskonna jaoks hea lahendus. Ma arvan, jah, Mike Budenholzer on leidnud väga, kas isegi öeldes odava lahenduse tegelikult on väga hea mängija näol. Jah, selles suhtes hea, et odavam kui Augustiin on nagu lõppkokkuvõttes, aga viimased nädalas ma tulen tegelikult Giannis juurde tagasi. Kindlasti MVP valikus väga-väga kõrgel. Jah, ma just arvan nagu viimaste nädalate lõikes, kus nagu mees mängib jälle üle 35 minuti, kui me mängime siin, mäletame, siis eelmine aasta tegelikult oli isegi average jäänud alla 30 üldse, vaata, sest ei olnud lihtsalt vaja vaata meest mängitada, ütleme nii palju, aga nüüd on jälle mees platsil üle 35 parimad numbrid söötudes läbi karjääri lõike, mis on minu jaoks ka nagu väga selline näitab nagu rohkem meeskonna mängule liigub heas rütmis. Jah, terve meeskond praegu momendil. Et see on nagu väga oluline, ma leian, et... Ja, kui oligi siin 3 nädalat tagasi veel tundus päris, 4-6 aega ütleme tagasi, tundus päris suke seisis mäng vahepeal. Siin oli pühapäeva õhtune mäng ka, kus oli väga, väga koledalt palli liikunud. Lõpus võitsid ära küll selle Giannise meistertankiga.
aga oli kole mäng, siis nüüd enam ei ole nii, et palli liigub paremini, Giroud on ka pikemalt aega tagasi olnud ilusti, saanud mängu sulanduda. Brook mängib kusjuures viimasel ajal väga hästi, Dante Di Vincenzo, võtab lauda meeletult muide. Chris Middletonist me ei mainingi veel, tegelikult on tegemist All-Star kaliibriga mängumehega. Igav. Aga see ongi see, et ta ei tule meelde lihtsalt, et see on nii halb, kui seda ka öelda ei ole, et sihukeste numbritega mees ja All-Star mängija. No sarnane võib-olla natukene Tobias Harrisele võib-olla isegi, mitte just oma mängustiililt, aga temast suutsime ka ilusti lõpus rääkida. Ma arvan just, no ikka pidime ära mainima, tegemist on ikkagi nagu All-Star kaliibriga ka mängumehega, aga ma olen nõus jah, et selles mõttes, et Paks on kenasti käima saanud, nad mängivad väga hästi, mina näen, et Paks on tänavu, ütlen lause niimoodi isegi välja, tänavu see meeskond, kes läheb idast nii põhjulõikes number 1 minema, sest et ma arvan, et Netsi mõjutab natuke liiga palju vigastused, natuke liiga palju meeste eemalolekud, isegi vigastused on võib-olla, vigastused on natukene mõeldud niimoodi vigastused tervikuna. Või siis... Ma olen näinud James Harden versus Giannis match-up ja ma ütlen, et James Harden võidab nüüd ära ja ma arvan, et Nets jääb ette, isegi kui neil on Kyrie sünnipäeval ja KD-l on jalga õige. No seda ütleme, see on nüüd selline lühikese aja võrdlus, kus mehed on kaugemale, aga Durandi kohta me tegelikult ei teagi, kunas ta veel täpselt tagasi tuleb, aga... Paksi kohta mul on sulle muidu üks küsimus, mida ma ise olen mõelnud vahepeal, et kas Paksil äkki vedas, et nad Bogdani ei saanud? Et tamperingi pärast siis see treid jäi ära hooaja alguses. Jep. Ja nüüd kas neil vedas nagu? Sest Bogdan on ülikehva olnud, Hawks tahab treidida teda. Ja ma sellest olen kuulnud, aga ma ei ole kindel, kas, kui, ma ei saa ka öelda, kui ta oleks sattunud sinna, kuidas ta, kas ta oleks täpselt samamoodi mänginud, et meeskond on teine, üleseits on teine, treener on teine. Kõik on nagu olemas, rohkem ei ole nagu midagi vaja. Võib-olla Budenhauser tal leidnud nagu parema koha. Muidugi siin on ka vigastus oli, kas ta oleks muidugi vigastada saanud, on jälle teine küsimus. No Hawksi keskkonnas on tõenäoliselt keerulisem mängida ka kui Paksis tegelikult, et ja, ma ei usu, et Trey nii palju tähelepanu tõmbab kui Giannis ja kindlasti jah, et shooterina on sul kindlasti nagu on sul positsioon parem, ütleme siis Paksis oot, et ma ei oska öelda, kas see nüüd parem oli, see raha, mis ta nagu saab seal, kas kui sa seda Paksis selle raha eest mänginud, ma ei oska, ma ütlen, ma tegelikult isegi tea, kas see oleks nagu olnud Paksile hea variant või mitte, vaata. Otsivad endale ühte playmakerit juurde, varu rollimängijat, ma ei tea praegu, et... Kuidas kõlaks selle Lauri nimi läbi siit? Kas Lauri ei ole ruumi, ei ole võimalik. Sest et rahaliselt on probleemid, et sealt nagu peab liigutama suuri tükke. Üks nimi jällegi eelmise aasta Rocket, kes see võiks olla, keda tahetakse, kes välja ostetakse ühest meeskonnast, kelle särki sa võid kogemata kanda. Austin Rivers. Austin Riversi särk ju. Austin Rivers on rotatsioonist Knicksis välja langenud. Ma mõtlesin, et Riversi peale isegi poleks tulnud, et teda nagu... Rivers mis lõigati välja rotatsioonist, ilmselt saab buyout'i, kohta ei ole meeskonnas, et Rose on seal, Barrett. Rose on küll, jah, mängimas juba. Mängivad väga hästi kõik ja vist lähevad trukkide peale, me pärast hiljem jõuame Knicksi juurde tagasi veel, nii et... Ja siis ühesõnaga ostetakse tõenäoliselt välja ja Paksil on back-up kaardi vaja ja tegelikult Austin Rivers pani eelmine hooaeg üks mäng 50 sanga. Jah. Tegelikult on nagu väga... Halvad mängijad ei viska 50 punkti NBA-s. Tihti mitte. Tihti mitte. Võib-olla eelmine aasta üks kord viskas. Aga jah, sellega nõustun, et neil on vaja. Sobiks, ma arvan, sobiks väga hästi sinna. Ma usun pigem, neil on vaja sellist... Austin Riversi sarnast... Austin Rivers just tulekski. Ja mõtlegi, et neil ongi vaja sellist sarnast Austin Riversi sarnast mängijat, kui et neil oli vaja DJ Agostinnisugust, nagu ütleme sellist... Austin Rivers on hustler, defender, selline tüütu aga samas vastasele ääretult ebameeldiv ja hea viskega. Ja hea sellise drive'iga ka, et ma ei saa täpselt aru, miks ta Knicksis mängida ei saa. Ma usun, et nad lähevad rohkem nooremate posti peale ja siis... vanale peatreenerile meeldib ikka oma leib, nii et eks ta see Roosile leiab seda mänguaega ja sealt lihtsalt jääbki võib-olla see aeg. Aga Paksis... Paks sul esimene, minul kolmas, ma panin tegelikult Paksi esimeseks, ma panen ta niimoodi põhjolõikes esimeseks ja ma panen ta ka minu silmis on nagu, ma arvan, et täna on see aeg, kus Paks on aastaid juba küpsetanud ennast ja nüüd on siis lõpuks see aeg, kus asjad saavad kokku ja tuleb ära. Ma kuulsin eelmine aasta täpselt sama juttu. Ma usun, kas minu suus ka? Ma ei usu, et see on minu suus seda, aga lihtsalt täpselt sama asja, et on nagu valmistatud ette, nüüd on kõik korras, nüüd tuleb ära. Aasta enne seda, et et nii pikka ettevalmistusperioodi on, aga nüüd on kõik meeskond kokku saadud nii nagu vaja, nüüd tuleb ära. Ja, aga ei ole välistatud. Iga aasta ongi see 29 meeskonda kaotab kokkuvõttes ja üks ainuke võidab, nii et on suur tõenäosus, et ei juhtu ka see aasta. Ma ei usu Giannise meeletusse play-offi edusse, kuni ta ei tõesta, et ta suudab selle meeskonna vajadusele ära kärida, et tal on väga head meeskonnad olnud ja ta on ikkagi jätkuvalt kaotanud seni. Ma ei ütle, et see nüüd Giannise süü otseselt on, ta on oma ära teinud väga tihti. Aga
no nagu ikka, selles No, suhtes, nagu Hardenile sama ette heita, et on meeskond, kes oskab teda kinni võtta lihtsalt, et loodan, et ta avastab mingi uue dimensiooni enda mängus ja aga võib juhtuda, ega ma usun, et nagu on ühte asja, mida ta on näidanud, siis et ta suudab areneda. Ja meeletult. Ma isegi ei imestaks, kui tuleb see aasta MVP jälle talle. Võib tulla, ta on top 3 ikkagi praegu. Palju on minna veel ja kui tõepoolest nagu võetakse esimeseks nagu see ennast esimene seed, et siis võib-olla lihtsalt selle pärast, et see oleks tal 3. järjest ja kui LeBron tuleb tagasi. See oleks ka põnev narratiiv tegelikult, et 3. järjest nagu meedia seisukohast isegi võiks nagu tüdimus on küll tekib, aga võiks iseenesest nagu pushida ka, et see teeks tüübist automaatselt mingi kas meil on olnud 3 MVP-d järjest, siis ma ei teagi. Ei tule viimasel ajal. Seda infot me oleme praegu välja uurinud. Jaa, ei tule väga meelde, aga ma usun, et ei tule. Et LeBron, kui tuleb tagasi, ma arvan, et antakse talle lihtsalt vanade heade teenetest ära ja teisel pool on veel Jokic, kes on Embiid on tegelikult maha kanda. Ma arvan, kui Embiid on paari nädal pärast tagasi ja jälle mängu oosad, siis lõpp määrab väga palju ka muidugi. Ma usun, et positsioonid ka, et kuidas see tervikuna run tuleb. Aga mina ütlen, et Milwaukee 1, Nets 2 ja Sixers 3, siit ma liigun kohe edasi. Number 4, positsioon tabelis on meil Miami Heat on täna meil 4, on ka minul tegelikult. Ja ka minul. On ka tabelis. Ma usun, et ida pool meil ongi rohkem klappima saanud. See on esimene meeskond, mis me klappima saime tegelikult. No jah, aga tabeli tipp on ikkagi suhteliselt sarnane, kuigi oli ka iga meeskond oli erineva koha peal nagu selles suhtes. No aga seal on üksed väiksed ühe kohal võrreldes lääne tabeliga on nagu... No Heat 4, ega sinna ei ole praegusel momendil väga palju kedagi teist panna, et ja It on tegelikult jälle jooksma saanud ennast siin. Aga ma mõtlengi, et kes need konkurendid oleksid, kelle sa sinna panema peaksid, nagu sul Hawksi väga hästi samamoodi käima saanud, aga Hawksi ei ole parem meeskond. Kuigi nüüd on Miami on kaotatud siin viimasel ajal mitu mängu järjest, aga ma näen, et nagu neil on kõige nagu rohkem salvest tegelikult, kui üldse nagu sa vaatad ida meeskondi ja kuidas nad on nagu perform, ma jätan Toronto välja praegu, aga ütleme siin tabeli tipu poole, et neil on nagu kõige rohkem juurde panna tegelikult meeskonnana. Et nad näitasid eelmine aasta väga head minekut, neil on tegelikult need samad mängijad olemas ja see sama skeem on olemas, see toimis tegelikult. Võib-olla nad andsid ära Jay Crowderi, kes on võib-olla siuke väga oluline rollimängija, ta on kaitses suhteliselt suur, väga hästi liikuv, suudab tegelikult katta erinevaid positsioone. Tema visketavusel võib küll tihti nuriseda, aga on mees olemas alati, kes tegi ära ja tihtipeale tegi ära 10-15 punkti. Võib-olla täna on jäänud nagu sellisest äärest natukene puudu. Need nagu mängijad on olemas, aga ma arvan, et mängijate sooritusest on puudu jäänud, et viimasel ajal Herro on olnud pehmelt öeldes kehva. Millest on kahju, et kaardid kreidis ilusti ja olen soovitanud inimestele ka ikka Herrot, et ma arvasin, et muidugi väikest lampi mulle midagi. Sama tegelikult võib ka öelda Duncan Robinsoni kohta, et nad on mõlemad visanud viimase 6 ajal lõikes alla 40% vaata, nii et kuigi nende suur osa viskest, Dragici ja Nanni ma isegi tooksisid koos, nad nagu teevad enda oma ära, nad nagu teevad Nanniga koos mõlemad alla 30 minuti, nad mängivad, ütleme sellise enda oma... Nann teeb ära, ma arvan, aga ma ei saa nõustuda, Dragic on olnud kehva. Aga juba vaatad härrale passi, siis... tal on ikkagi selge roll, et nagu selline leading point guard, et palliliigutaja general meeskonnal. Kuigi neil on olemaski Jimmy Butler, kes tegelikult liigutab palli ja suur osa liigub läbi Jimmy, suur osa liigub tegelikult läbi Bammi, et nende nagu... isegi jah, Bammi pigem võib olla. Ja et Jimmy, kui sa vaatad ka kas ei söötud numbrit enne, kõigil on suht ühte auku tegelikult. Jimmy tuleb natuke teistmoodi, jah, et ei ole sellist söödu. Ma oleks lihtsalt Dragicist rohkem oodanud viimasel ajal ja vorm on kehva, kui 3 mehel korraga on vorm kehva, kellel kõigil on kandvad rollid meeskonnas, mis mängib ühtsuse peale, mitte nagu superstaaride võimete peale, eks ole, et Bam ei ole nüüd või Butler ei ole. Butler sinna eliidi piirimail tipus täpselt, ma arvan, et superstaaridest. Pigem panneks ikkagi all-staari, kuigi ta nüüd see aasta... Ma mõtlen superstaari nagu selles suhtes, et ta ütles ära enda kutses see aasta, ta oleks muidu saanud, aga... Aga see oli selline sekundaarne kutse, et see on otse valitud, nii et... Aga ütleme nii, et neil ei ole sellist James Hardenit, KD, LeBron Jamesi, Steph Curryt, Embiidi, Giannist, nii edasi, Jokic, et... mõlemad mehed on nagu grammi võrra kehvemad ja kui selle kõrval rollimängijad ei mängi enda rolle välja,
tulebki 3 kaotust järjest. Kuigi ma olen nõus sinu eelmise väitega, kui sa ütlesid, neil on ühtsus olemas, sest et meeskonnas on 6 mängijat, kes ikka üle 10 punkti, nüüd Olinik on ka viimasel ajal nagu sulandud sellesse vaata. Olinik on alati tegelikult hea olnud. Ta on jah suhteliselt, ta on väga modernne selline big man, kes tänases nagu NBA's võiks mängida. Ta on kusjuures vanasti või lapsepõlves point guard olnud, ta ei olnud alati nii ilus pikk noormees. Ja siis viskas pikaks ja siis jah, nii jah. Ei liigu enam nii hästi. Noh, selles mõttes on ikkagi mingid nagu muuvid on alles jäänud, vaata, et ta nagu ikkagi suudab lõigata ja söösta ja et ma arvan, et Oliniku roll on suur ja temast sõltub päris palju. Ja ma arvan, et selle meeskonna ennustusest tegelikult kuhu ta satub, võib-olla väga palju ei muutu, sest eespool on top 3 meeskonnad on tunduvalt grammi võrra paremad. Olen nõus sellega, isegi mitu 100 grammi võrra. Isegi kui Heat liidab endale Oladipo meeskonda. Millest räägitakse päris palju tegelikult. See tundub hetkeseisuga tõenäoline, Rockets teeb yard sale'i. Kõik mehed lähevad, kellel vähegi väärtust on ja vanemad on põhimõtteliselt. Oladipo on veel lõppev leping ka tegelikult, millest on nagu väga... ja Oladipo tahab Heati minna, sellest ei ole mingit saladust tehtud, ta ise konkreetselt on selle mitte nüüd otseselt välja öelnud, aga kõik teavad. Vist ei tohigi öelda vist otse välja, sest on summadega karistatavad asjad, kui seda tahab minna, aga teadme ju tema historit Florida Boris ajal varemgi, nii et... Just, aga Rockets ei pea Oladipot vahetama Heati. Et kohustust ei ole, Heat peab ikka midagi vastu pakkuma, Oladipo hind, kuna tal on lõppev leping, väga kõrge teab, mis ei ole, ta ei ole ka enda vana vormi näidanud, nii et aga kui ta Heatis lõpetab, siis ma arvan, et see ei ole see lüli, mis tõmbab Heati 4., 3. või 2. Ma pakun ikkagi, et see meeskond ongi 4 on Oladipo ka või Oladipota. Aga näed sa neid näiteks konverentsi finaali jõudmas. Ei oleks väga suur üllatus, kui nad tegelikult leiavad oma vormi taaskord. Head asjaolud peavad kokku sattuma põhimõtteliselt. Nii nagu ma eelmises osas Jazzist rääkisin, et head asjaolude kokkulangemisel nad on esimesed, mitte et nagu oskuste poolelt ei oleks igaks juhuks, et sõnasabast kinni ei võetaks. Aga Heati puhul suht samamoodi. Nad on tegelikult isegi sarnase ülesehituga meeskond, kas ei ole, need sõltub hästi palju sellistest, kas nüüd, kelle ei sõltuks rollimängijatest, igas meeskond sõltub, aga mõtlen, need on nagu meeskonna ülesehitused, nad võib-olla on nad tähtsamad rollid kui muudes meeskondades, eks ole. Joe Harrise roll on võib-olla hoopis teine ikkagi, mis roll on seal Joe Inglesil näiteks. Ja samas sellist meest ongi võib-olla raske leida isegi Miami's vaata, kes täidaks ütleme sellise Harrise rolli või Joe Inglese rolli vaata. Herro peaks, Duncan Robinson peaks neid rolle täitma, aga Duncan ongi nagu puhas viskaja tegelikult ja Herro on alles noor mees, võib-olla ta ei suuda veel kanda. Tal on tegelikult varem ka auke olnud vormis Herrol, nagu, et see ei ole nagu uus asi. Aga sellega ma olen nõus, stabiilsus ongi skill, nii et Miami 4, samas ma nagu ei näe, et nad ka väga palju kukuksid altpoolt ei ole ohustajaid tulemas. No, teoreetiliselt muidugi saab alati keegi ohustada. Seda küll, aga ma mõtlengi, et kui me räägime nüüd sellega meie teine tugevusgrupp põhimõtteliselt lõpeb, siis me oleme ära rääkinud top 4 meeskonda. 3. tugevusgrupp on siis 4 meeskonda, 5-8 koht standingutest. Lähme 5. koha pealt edasi, vaatame, kus meil sinna satuvad. Mina panin 5. tugevuse järgi. Ei, mitte 5. 5 meil on Hawks praegu tabelis. Tabeli järgi vaatasin. Läksin korra siin juba teisele lainele, aga tabeli järgi jah, et Hawks. Ma panin Hawksi play-offi tiimiks. Play-offi tiimiks panid. Keijo kindlasti rõõmustab. Ma arvan, et on inimesi, kes rõõmustab selle jaoks, sest ma vaatan lihtsalt nende hetke ranni, nad küll viimase küll kaotasid siin, aga nad on üleüldiselt, nad on kuidagi leidnud ja mis on väga üllatab minu jaoks, nad on leidnud tegelikult selle hea jooksu selle, arvestades seda, et nad soovivad Collinsit ära müüa, kes on nende kõige, minu silmis kõige parem mängumees. Enam ei soovi. Et see on nagu väga aktiivne. Ma arvan, et asjad on muutunud, et Hawks enam ei soovi liigutada Collinsit. Et ta on viimasel ajal põhiinstrument olnud sellele 8 mängu järjest vist, kui ma vaatan. Oli, ma tean, et rann oli suur. 8 mängu, aga nüüd on 1 kaotus. Oli eile 8 mängu oli järjest. Võis olla küll 8, ma tean, et võitsid järjest palju. Ja minu jaoks on olnud väga suur just see nagu Collinsi osakaal on nagu olnud väga Kas sa arvad, et treeneri vahetuses on roll sellel? No kindlasti on. Me teame, kui selles mõttes me näeme ju, et tulemused on paranenud. Või said mehed terveks lihtsalt? Kõik ei saanud muidugi. Kui see sõltub hästi palju, mis tegelikult saab nagu ära ütelda Atlanta Hawksi võõst on see, et neid mäng, mille võib-olla on leidnud, siis ütleme koha Collinsile, kus on nagu Collinsit juba rohkem kasutatud. Mis on veel huvitav on see, et Bogdanovitš tegelikult ei ole veel nii palju mängima saanud, aga meeskond on võitnud siis, kui nad on suutnud panna Gallinari skoorima. Just, Gallinari hiljutine vorm ongi väga hea olnud ja et just nende 2 mehe, Collinsi, keda ma olen juba 110 korda maininud siin viimase minuti jooksul, ja siis
Gallinari, hea mitte mäng. Trey Youngi, kes on siis, peaks olema meeskonna superstar. Keda me eeldame võib-olla, kes nagu võiks olla isegi on see aasta All-Star, mis on isegi osati võib-olla väga üllatav. Tema mängu tulem ka, et hooaja algus oli kehva ja siis olid siin need probleemid Collinsiga ja muud, et aga trade blokil jällegi midagi võib muutuda selleks ajaks, kui saade välja läheb, et äkki me räägimegi siin Bogdanist, räägime Cam Reddishist, ei pruugi kumbagi olla enam seal. Jah, tõsi, jah. Kämmist ma isegi Kämmi ei maininud enne, aga DeAndre Hunter tuleb varsti tagasi. Ma tahtsin just Hunteri kohta mainida, et GM Travis Schenkler ütleski just, et Hunter peaks tegelikult just kohe tagasi olema. See on jälle niimoodi sõna-sõnat võtta, kuidas see kohe kellegi jaoks on see, aga ilma Hunterita on kusjuures see aasta 80% mängudes kaotatud. Kui nüüd see viimane 8 streik välja, et vaata, mis muidugi tõstab natukene seda protsenti, aga see on just nagu siis Gallinari arv, et ma esmalt nagu leian. Aga Atlanta on olnud üllatus. Jah, 5. koht on üllatus. Mina arvasin ka, et nad on pigem seal play-in meeskond võib-olla, et sinna 7 kuni 9. Nabin, ütleme siis viisakamatest toonedest. Aga positiivne üllatus. Selles suhtes, et ma olin üks nendest, kes ütles, et treener lasti liiga vara lahti, et mehed on vigastatud ja kõike muud. Isegi meie omavahetses vetsus, ma mäletan seda. Selgelt, et hoidsin seda seisukohta, aga praegu ei saa salata, tundub, et treeneri vahetus on mõjunud hästi ja pigem oli hea otsus. Kuigi nagu tegelikult üllatus, sest et Nate McMillan oli assistant coach, kes tegelikult nagu samas süsteemis. Pigem nagu assistant coachi nagu tulek reegina ei muuda nagu mängujoonist nii oluliselt, et meeskond suudaks, aga võib-olla tuleb tervikuna selline influence ja võib-olla tervikuna meeskond saab käima ja tuleb teine selline hingamine. Võib-olla oligi vaja mingit, ma ei mõtlegi, et oskustes võiks midagi olla, treeneri oskustes või midagi, aga võib-olla keegi sobib paremini ja võib-olla mis iganes põhjustas selle samamoodi. NBA on selline liiga, kus iga meeskond võib iga meeskonda võita ja väga väiksed, mingid asjaolud langevad kokku, eks ole, siis mulje jääb. Võimalik, et Jim Slenk nägigi seda, et assistant coach'i sobib võib-olla Collinsiga kokkumäng rohkem või Collinsit kasutades rohkem ja see võib-olla tooks edu, sealt pealt tuli siis otsused, et lasta siis ütleme treener lahti. Sest selgelt vorm on paremaks läinud meeskonnale ja ollakse kindel play-offi kohal. Olen nõus sellega. Ja mitmendal kohal nad sinul on? Ma panin, et nad jäävad 7. Ma arvan, et nende run ei kesta nii ideaalselt, nii kaua. Jah, ma ka ei usu, et nüüd sellise protsendiga edaspidi mänge võidetakse. Minul nad 5. päris ei ole nagu standingus on, mul on nad 6. koht. Ma arvan, see on igati aus ja see on pigem isegi hea, et 7.-6 ma sinna kaalusin, aga ma panin nad 6. sest ma tundsin, et need meeskonnad, kes edasi on, võib-olla teatud uudiseid ei oleks olnud, siis ma ei oleks seda teinud, aga jõuame sinna ka edaspidi. Minu 6. kohal Hawks ja standingutes 5. Liigume 6. meeskonda juures standingutes äkki. Ma olen sellest üks kõige põnevaid meeskondi kuni eelmise siis nädala lõpuni, kus oli vaadatav. Põnevust on, ma arvan, siiani selles suhtes, aga natukene, ütleme palju vähem. Ma arvan, isegi vaadatus reitingute poolest, siis isegi number 1 tegelikult. See oligi üks kõige põnevamaid meeskondi. Nagu te kõik juba aru saite, jutt siis Charlotte Hornetsist. Just, Lamelo Ball. Lamelost oli see võtmesõna seal, põhiline võtmesõna, mis kõige rohkem inimesi juurde meelitab kaardimaailmas, top 1 rookie see aasta. Kui suur nüüd üldse vahe, mis eelmine saade tegelikult korraks küsisin juba see küsimuse, kui palju nüüd ütleme selline suur vigastus, ütleme hooaeg lõpetav vigastus mõjutab kaardi hindasid. Ma praegu vaatasin, ei olnud mõjutanud näiteks selle paari päevaga, kus me seda infot juba teame, redemptionid, mis läksid enne, ei ole isegi kukkunud muide, nüüd on lihtsalt see, et randmevigastus tõenäoliselt neid autogramme veel ei saa, aga redemptionid ma vaatasin 700 kuni 1000 olid ikkagi müüdud taalla siis. Muusalt ei ole küsimust, et ta saab kätt vahetada, põrgatab päris hästi mõlema käega, nii et ma arvan, et tuleb ka autogramm mõlemaga väga hästi välja. Ja kui järsku näha on, mis tulevad, on hästi kõverad ja teada. Aga rookie numbritest rääkides siis 16, 6 on väga ja kaitsenumbrid on minu jaoks väga üllatavad. Olen seal iga päev fantasy just numbrites sees ja vaadates need nagu, kuidas protsendid samamoodi paigas. Ma usun, et keegi ei oodanud Lamelost tegelikult. Kõik eelselt tuleb võib-olla selline Lonzo tüüpi, kuidas nüüd öelda viisakond, üles haibitud mängija. Tal oli oluliselt vähem haipi kui Lonzol ja oluliselt parem mängija. Tundub seni. Mis on üllatav isegi tegelikult. Vähemalt minu jaoks. Positiivne üllatus. Tulles tervikuna tagasi, siis tegelikult kogu, ütleme selline, Hawks on 3 peale rajanud, mitte Hawks, aga Hornets on väga hästi 3 peale rajanud üles, et mängib Hayward väga hästi, 3 üle 40 punkti. Mängib Rozier, ligi 45% 3 ja mõlemad 20 punkti mehed. Et see on nagu väga nagu hästi leitud mängujoonis, mis hetkel toimib. Graham, kelle protsendid on muidugi kehvad, aga
tegelikult skoori teeb korralikult, loobib palju peale, vigasid meelitab hästi välja. Krihmi muidugi mängu osakaal peaks nüüd suurenema. Kõvasti suureneb ja tema on põhiline siis palliliigutaja nüüd sellel meeskonnal ja Fantasy omanikele hea uudis muidugi. Aga tulles tagasi spekulatsiooni juurde, siis mina ütlen, et play-offi seast ei näe. Arvad? Ma arvan, et puudu jääb tsentrist ja täna on jälle Seller on väljas. Ma arvan, et Biombo ei ole piisavalt kandev tsenter. Kandev kindlasti ei ole, aga ma arvan, et Biombo on selles suhtes üks parimaid sükse madalama otsa, alumise otsa üks parimaid tsentreid. Ehk siis täpselt selline mees, et kui näiteks Selleriga midagi juhtub, Fantasy's super hea pick-up, kui ei ole veel võetud. 4 kuni mingi 9 minutist mängus, eks ole, seal ma ei tea, mis iganes ta seal teenis, väga vähe, mina troppisin ta üks hetk. Praegu numbrid suurenevad ja ma arvan, et ka mänguliselt ta on tegelikult, ta liigutab palli üsna hästi nii suure mehe kohta. Ja ma usun, mina jätsin nad 8. kohale. Okei. Mina nagu ei näe, ma arvan, et tsenter ei puudu. Ei saa muidugi välistada Dramondi tulemist. Ma arvan lihtsalt, et väga põnev see oleks väga-väga lahe. Aga ma arvan, et ka ilma Lamelota täiesti see aeg lõpuni mängides ikkagi nad jäävad sinna 8. kohale püsima. No me näeme, jõuame sinna. Nii, aga liigub edasi, ma arvan, et Hornets on põnev, nende projekt on, nad liiguvad õigest suunas, ma leian, et üle aastate jälle tegelikult on Hornets leidnud sellise oma joone. Ja ma arvan, et Haywardil on väga suur, Rozier on väga tegelikult. Hornets on ka selline meeskond, mis on väga kerge meeldima hakata, et lahe logo, lahedad värvid, lahe nimi ajalooga. Lahe omanik. Nii mõnelegi võib-olla meeldib. Ma isiklikult peangi tunnistama, et mitte mulle. Ei ole suurim Jordani fänn. Ma olin tollel ajal, kui oli veel see punane aeg ja kõik käisi punasengi, siis minu värv oli roheline oranž. Ja ma toetasin nooremaid lendureid, kuna ma olen sellise noorema võib-olla generatsiooni oma või siis noorema generatsiooni jälgija tollel ajal, kui Jordan juba tegelikult oli nagu oma, siis ütleme tipphetkedes vaata, et siis mina nagu tulin. Äkki tuleb tagasi kunagi sinu võimalust toetada oma lemmikmeeskonda? Võimalik täitsa, ma hea meelega vist Soonixist räägime igaks juhuks. Uuesti Soonixi fänn tagasi. Kusjuures Kevin Durant on veel üks viimaseid Soonix lasi, kui veel saab niimoodi kedagi nimetada, siis nii, et on lootust, vaatame, kas tuleb või tuleb üldse, mis siis Francis saab, kui tuleb. Aga on juttu, et tegelikult, et võib-olla lähiaastatel nagu oleks põnev küll, jah. Tabelis järgmine, number 7, New York Knicks. Tegelikult on suhteliselt suur üllatus minu jaoks. Ma ütlen, et hooaja algusest küll, jah. Ma poleks pakkunud, sama nagu tegelikult Hawksi, et ma poleks hooaja algusest kindlasti pakkunud neid. Ma oleks paar meeskonda on allpool, kelle oleks kindlasti kõrgemale pannud. Ma oleks Washington on kindlasti kõrgemale nendest, et ei oleks nagu küsimustki selle koha pealt. Nagu nendest võib-olla ma oleks Washingtoni suht samale pulgale pannud. No muidugi Bradley Bealile ei taha liiga teha, aga ma ei olnud väga hullult Russell Westbrooki usku. Kuid on suutnud tegelikult meeskonnad. Ma ei mäletagi, kas üldse Westbrook väga halb, aga lihtsalt mulle väga ei meeldinud see, mille ta tõi lauale Rocketsis. Ja sellest võib-olla hapud viinamarjad veidi. Ma küll ei mäleta isegi, kas Westbrook on playoffist välja jäänud väga. Ta vist on tegelikult suutnud oma satsid aastate lõikes suhteliselt ikkagi joone peale kõik sätitada, nii et ükskõik kui halb on temaga mängustiil, on ta piisavalt olnud nagu impressiv, et suuta nagu oma meeskonda tassida, ütleme siis ma ei uskunud, ütleme niimoodi siis jah, et ma arvasin, et Wizards sai selle halva otsa, no siiamaani arvan, et Wizards sai kehvema otsa selles tehingus. Okei, liigun tagasi New Yorki poole tagasi jälle. Siis mina pakkusin, et New York on playoff tiim see aasta. See tuleb võib-olla natukene üllatusena, aga ma vaatan kogu nende sellist kogu rosterit. Tean, et Rose tuleb tagasi, tean, et Mitchell Robinson, kes on üks mu väga suuri selliseid lemmikuid fantasy pilguga vaadates, siis ma arvan, et nad suudavad anda piisava nagu löögirusika juurde veel, mida nagu Knicksil oleks vaja, et teha see nagu see hooaja viimane veel väike push, et jõuda selle joone peale. No ma arvan ka. Hetkepositsioon neil on. Minul on ka nad joone peal. Mitmed nad sul olid 7. Mina panin nad 8. Ma panin Hawksi, et Hawksi jääb 7. ja siis tuleb minul on nemad 7. Et 8. mul jäi siis Hornets. Aga ma usun, et on viisakas line-up, mille peale mängitada, neil on olemas Barrett, nagu enne mainisid, neil on olemas Alec Burke, kelle peale me tegelikult kellest me polegi vist sõna rääkinud üldse. Barretti viimases 10 mängus on 21,5 punkti, 6 söötu, 3 lauda. Barrett on näidanud 3 söötu, 6 lauda. Ja ta on väga viisakad numbrid tegelikult. Ei mitte ainult nagu 61% true shooting ka, et ta on ründes efektiivne lõpuks. Kui ta on kaitses nagunii ülihea, see ei ole mingi saladus, kui ta ründes ka efektiivne on, numbrid tõusevad, kaartide maailma selle... Näed see, et on siin tegemist All-Stariga kunagi. Üks All-Star neil juba on. Üks All-Star neil juba on see aasta. Ta võib olla, isegi mulle eile mainiti, et
inimene, kellega ma korvpallis päris palju suhtun, ütles, et tema näeb temas rohkem talenti kui Ja Morantis, mis minu jaoks oli siuke nii ja naa, aga igalühel oma, et väga-väga see on huvitav. Ära võtta ei taha, et ta on kaitses lihtsalt niivõrd hea, et kui ta ründes paneb sama taseme juurde, siis ta ongi parem. Ma olen natuke Knicksi mänge vaadanud see aasta ja on jätnud sellise soliidse mulje. Ma ei saa öelda, et ma näen sealt All-Stari või Morant on võib-olla mängustiililt oluliselt flashim. Jah, flash on kõigi sõna, et ma olen sellega nõus, aga kui panna sinna Barrettile juurde, just Alex Böckwell. Thibodeau kaitse ka juurde. Thibodeau kaitse, kus ma arvan, see ongi see, mille pealt ma ennustan neile, et nad jäävad joone peale, et just see ongi, arvestades need tegelikult center positsioonid on väga hästi nagu mehitatud just nagu kaitsjatega. Ma arvan, et Mitchell Robinson on liiga üks, ta kasvõi paremaid kaitsjad on võib-olla natuke raske. Parimaid blokkijaid, aga... Ta nagu näiliselt pluss 50%, vaata, millest on nagu Fantasy ei saa üle ega ümber, ükskõik kui ma pidi. Ta on väga kopäärilik. 50%. Aga ta on, 50%. aga ta on väga kopäärilik, aga ta on selline algusaastate kopäär veel. Et ma ei ole kindel, kas ta leiab endas sellise rünnaku käigu nagu kopäär on. Ta on atleetlikum kui kopäär kindlasti. Ma usun, et ta on nagu just selline... Ta on tugevam, tal on laiem raam selline. Kui tema handling ma pakun nõrgem, et ta ei ole nii hea võib-olla pallikäsitlusega, nii lauapallide noppimisel, söödu kätte noppimise, kui tegelikult isegi liikumistega. Oskusi on veidi vähem, aga ma tahaks öelda, et füüsist on natukene nagu... Aga nagu mainisin, ongi selline aastate tagune kopäär, et hästi palju selliseid sarnaseid jooni on. Ma usun, et sealt on hea Knicksi, mille pealt üle liikuda. Neil on olemas, ütleme, isegi kes tahaks öelda, on Emmanuel Quickly, kes on nagu, kes selle aasta 25 pikk, suvel saab tegelikult alles 22, mis ei ole korvpalli mõistes. Me oleme nüüd arvanud, et tänapäeval võetakse 18-aastased poisse juba vaata liigasse ja kõik mängivad, aga 22 on piisavalt. Ei, ta on noor, aga ma mõtlengi, et mingid mehed mängivad 2 aastat liigas ja on 20-aastased ikkagi. Et see on esimene aasta liigas, et sophomore aasta. Selle aasta teine tegelikult mees, kellest ma tahaks veel ära mainida, draftist võetud on Oti Topin. 8. pikina, kas läks Knicks jälle alt, nagu neil on viimasel kombeks võtta sellised, ütleme 10. Ma arvan, et vara on öelda küll veel. Aga see ei ole ka kerge pikk, oleks keegi teine võtnud ta kõrgelt nagunii. Odi Topin 23 aastane tegelikult juba, nii et ei ole nagu tegemist sellise 18-19 aastase noorikuga, vaata, kellega me tegelikult, keda reeglina võetakse nii kõrgelt, et kes lähevad, ütleme, top 10 pirimal või top 10 sees. Ta pidi rohkem valmis olema, kui ta on, ma saan aru. Jah, tegelikult nii on küll, et ta pidi olema üks rohkem valmis olevaid mängijaid, ütleme. Tundub, et ei ole hetkel veel. See senine hooaeg on toonud kaasa 12 minutit 4 punkti mängus, ei ole just top 8 rookie jaoks. Ei ole just mängu muutev, jah. Aga Knicksi kogu tervikuna run minu jaoks... Väga tublid, väga sümpaatne. Randle võib-olla mainiks veel ära ka. Ma Randlest ei saa tegelikult veel sõnagi mainida. Veidi ebaus ka üks põhilisi põhjuseid, miks nad nii head on. Jah, tegelikult, et kas Randle All-Stari valik oli sinu jaoks õigustatud? Jah. Kui suures Randle on mulle algust saati Lakers aegades sümpaatne, mulle tegelikult meeldib, tal oli samamoodi hästi tugev hustle, peale võib-olla oskusi sellel ajal ei olnud, aga ta on lihvinud neid ja ta ei ole nagu selline ülisuur, aga mobiilne. Overpowerib väga paljusid siis. Hästi palju kasutan selliseid väljendeid, mida ei oska eesti keeles öelda kohe automaatselt. Muidu enamus korvpallisõprad on see kõikide aru saada või ma arvan, et kõik teavad neid terminid, kes natukene korvpalli vaadanud. Tahtsin enne mainida, et Emmanuel Quickly 99 nummerdatud rookie auto läheb $500 kuni $600 praegu. Oota, kas see lihtsalt ka sõltuvuses New Yorki suure marketiga või? Pigem mitte, lihtsalt mängib hästi. Mängib hästi, Knicks on playoff buildis, selline lahe Knicks Redemption juures, eks ole, et millal viimati Knicks playoffis oli. Vahva nimi ka, ei saa ju salata. Et ühele mängijale ühele tagamängijale väga hea sobilik nimi. Sinul oli 8. Ma panin need joone peale, ma arvan, et neil on olemas, ma arvan just treeneri pingi tarkusega, kuigi ei saa öelda nüüd, et treeneri pingid tuleks seda play-offi viimise, meeskonna viimise tarkust just nüüd üle liia väga palju. On olnud aastaid, kus on saanud hakkama, on olnud tegelikult aastaid, kus nagu ei ole saadud hakkama play-offi viimisega, nii et aga ma arvan, et Tibul on piisavalt kogemust, et see aasta tuleb. Mina panin 7. ja edasi meil on Celtics number 8 on tabelis. Jah, hetke tabelis Celtics 8. Suurimaid pettumusi. Ma julgen öelda küll, et ma oleks pannud hooaja eelselt, kui ma oleks teinud seda saadet, ütleme hooaja eelselt ja teinud täpselt sama küsimuse minu käest, oleks küsinud Celticsi. Ma arvan, et ma oleks sinna pannud
neljandaks, viiendaks kindlasti. Neljandaks olekski mina pannud. Hiidiga kuskil võrdse punga peale, natukene võib-olla Philist. No see pidi olema meeskond, kes ongi Hiidiga sama pulga peal. Põhimõtteliselt Ida nägi minu hinnangul enne välja selline, et meil on samad 3 top tiimi, järjestus siis olgu milline iganes. Oma ette siis jälle klass allapoole meil on Heat ja Celtics. Kuigi mitte väga palju allapoole. Jaa, aga ikkagi klass samm allapoole selles suhtes selgelt, et vahe on olemas, eks ole. Mitte, et nad ei oleks võimelised konkureerima, aga ikkagi. Ja edasi siis juba põhimõtteliselt ülejäänud seal play-offi nõudlejad, et Raptors, ma oleks võib-olla isegi tahtnud neid natuke sinna gruppi panna, aga jällegi samamoodi sammu võrra alla. Mina oleks isegi toonud vist Raptors sinna juurde. Võib-olla, jah. Sellist läbi aastate nagu hiistrat, nüüd liigume Line-up ei ole nüüd nii hullult muutunud ka. Boston liiga, aga liigume nüüd ära. Line-up ei ole muutunud tegelikult Raptorsil, et ja mõned see sentrit, ütleme selline põhitsentri asendamine ei ole nagu nimede poolest statistiliselt väga nagu kajandid, kui Marcus Sol läheb ära ja tuuakse sinna uus mees. Aga sinna me ka... Me jõuame pärast sinna poole. Kohe jõuame, aga Celtics oligi, nad on 8. kohal, nüüd nad ei peaks seal olema, nad peaks olema seal nendest kõigist ülealpool, eks ole. Ja vähemalt 2-3, ütleme, Knicksist, Hornetsist, Hawksist ma oleks tegelikult eeldanud, et me leiame. See vahe pole tegelikult suur, isegi tegelikult on paar võitu, nad on tegelikult 4. pulgal tagasi, et seal pole... Aga mitmendal kohal Celtics sinu nimekirjas on? Ma panin need kõrgema natukene, kui meil siin eelmised, ütleme siis need Hawks ja Charlotte ja New York. See koht saab olla 5. See koht oligi 5, jah, tõsi. Sama. 6 kohta küll mainimata, aga ma arvasin, et Celtics lõpetab ja see aasta, ma arvan. Ma jään tegelikult veel isegi kindlaks. Ma arvan, et nad lõpetavad eespool kui Atlanta. Ma arvan, et nad lõpetavad eespool kui Hornets. Ma arvan, et nad on parem meeskond kui Knicks. Oma komplekteerituselt parem, oma kas mängu ülesehituselt. Ma julgen öelda, ma sattusin vaatama Knicks mängib väga hästi. Celtics ei mängi. Ma sattusin vaatama Bostoni mängusi mingi aeg ja hästi palju on sellist isopooli. Ma ei tea, kuidas seda teistega siis kirjeldad. On kus mees võtab, põrgatab, leiab lahenduse ja võtavad nagu rasked visked endale. Et see ei ole nagu, see ei taga minu silmis nagu jätkusuutlikkust. Ma ütleks, et kui protsendid nagu toetavad seda mängustiili, siis peaks seda jätkama, et siin minu Rockets mängis aastaid sellise full ISO stiiliga, aga seal on natuke teistmoodi. Seda küll. Seal on 2 all-stari, ei saa midagi ära võtta poistelt. Tatum mängib väga hästi, on all-stari väärt. Brown mängib väga hästi, ei saa midagi ära võtta, on all-stari väärt. Ma arvan, et nad on... Nad otsivad muutusi, nad otsivad muudatusi. Et üks asi, mis... Nii? Ma mõtlesin, et üks asi, mis võib muuta väga hullult, seda, mis me praegu kõik räägime, on Aaron Gordon, üks inimene. Gordoni traditsioon muidugi räätakse vist paljudesse meeskondadesse. Ma sain praegu aru, et Celtics on ikkagi selge liider nendes kõnelustes, et vastu läheks siis Marcus Smart ja mingid pikid. Marcus Smarti kaotus Bostoni jaoks oleks tegelikult... Kui suurt rolli ta hetkel Bostonis mängib Tatumi ja Browni kõrval. Mitte, et nad sama rolli mängiksid, aga ma arvan, et Aaron Gordoni selline sissetulek võiks mõjutada seda meeskonda täpselt äkki nii, nagu vaja võiks olla. Võib-olla saada omale siis Atlanta. Sest praegu nad ei liigu. Muidugi seal võib olla teisi põhjuseid ka. Et näiteks Tatum ütles ka nüüd hiljuti välja, et ta ei tunne ennast nii nagu enne, kui ta COVID-i sai. Ja Celtics on numbrite järgi kõige rohkem mängijaid on veetnud siis COVID-i tõttu aega eemal kokku. Et 91 mängija päeva kokku. Tead see ka järgmised, kes on? On see huvitav kuskil statistika? Kindlasti on statistika olemas kõigile lihtsalt guugeldatav, vaata, aga lihtsalt päris huvitav. See ei olnud väga lihtsalt guugeldatav. Ma otsisin seda enne ja ma nägin seda, märkasin seda mingi päev ja siis ma teadsin täna, et kuna me sellest räägime, et siis ma korra otsin selle info välja. Aga jah, Celtics on esimene, napilt on järgi Dallas Mavericks ja järgmine meeskond muide Toronto Raptors. Need on 3 meeskonda kõik, kes on esinenud alla oma eeldatavate võimete siis. Ja Tatum ütles, et ta ei tunne ennast enam nii, et mõned mängud on paremad, mõned mängud on kehvemad, mõnede mängude lõpus lihtsalt ei ole nii palju võhma. Ja me ei tea, kuidas see viirus kõiki seda mõjutanud on muidugi. Ei taha mingid vabandusi luua Celticsile otseselt ka, aga põhjus võib seal olla. Muidugi seda argumenti väga ei toeta see, et Indiana Pacersil on kõige vähem. Ma ei tea, kas üldse on 0 vist. Ja ei ole ka Indiana nii jõuama. Aga jah, et tipumeeskonnad on Celtics, Mavericks ja Raptors, kellel on siis kõige rohkem päevi olnud ja neist kõige rohkem Celticsil. Ja neil olid ka sellised natuke raskemad juhtumid, et võib mõjutada selgelt edasi. Kindlasti, ei välista üldse. Ma arvan, et on COVID-il hästi suur osakaal. Küsimus see, et kuidas edasi? Ma tulen Smarti tagasi jälle. Ma tahtsin just tuua Smarti kui locker ruumi kai juurde. Just selline kõva võitleja, kõva hingestatud mängija, kellest ma leian, et hästi palju ongi sõltunud nagu selline ebaedu
just selle Smarti puudumisest ja nüüd, kui antakse Smart ära, tegelikult Smarti trade käis isegi Collinsi vastu, me Collinsist tegelikult olen maininud juba, käis isegi jutt Collinsi vastu äkki vahetamisest ja sealt veel väikeste nagu osadega juurde, et raske on nagu näha, kui antakse ära Smart, et keegi suudab nagu seda nagu rolli üle võtta sealt või sellist võib-olla nagu... Brown on tegelikult sellise väga emotsionaalne mängija ja tundub ka selline motiveeriv ja liiderlik nii-öelda. Tatum ka tegelikult on liider. Ei taha midagi passid ära võtta, ma olen nõus, aga just sellist nagu sellist bulldogilikku mentaliteet on sul vaja, kes nagu takkeri näide vaatan, et sul on vaja sellist meest, kes suudab tegelikult oma lihtsalt puhtalt energiaga, oma tahtmisega, oma sellise südikusega meeskonda ütleme siis põlema panna taaskord, et ütleme viimase kas või 5 mänguminuti jooksul, kui sul on vaja sellist ekstra 10%, siis ma arvan, et Smart on see mängumees. Gordoni kohta, me jõuame Orlando juurde, ma arvan, me räägime Gordonist veel ja Gordoni treididest ja suundadest rohkem, aga minu jaoks on see nagu üllatav, kui nagu Smart, ma saan aru, et see on ainu võimalik, ütleme selline osa, mida tahetakse liigutada, et Kemba on ennast taaskord, ma ei saa öelda leidmas tegelikult. Kemba mängib ära soliidsel starter tasemel, aga ta ei ole nagu see Kemba, keda me tegelikult eeldasime, keda me nagu tahtsime võib-olla näha. See ongi see põhjus esimene, et me mainisime igasugused liidrid ära, me maini Kembat, kes oli Hornetsi liider aastaid. Kuigi me vaatame, mis Hornetsi täna toimub ja kus Bostoni... Hornets tegi parema valiku. Ma ei saa salata selles suhtes, et Terry Rozier mängib hetkel paremini, kui mängib Kemba Walker. Ja sinna lisaks ja sinna veel tegelikult lisada veel teised mehed, kes on tegelikult juurde toodud sinna, on Hornets on tegelikult saanud käima ennast ja Boston mitte, nii et Robert Williamsi mainin ära, 3. hooaeg näitab väga head sisu, kas ei ole nii? Jah, korralik center. Et ma arvan, et sealt on nagu Bostonil on olemas center, kelle pealt tegelikult edasi minna ja mängite edasi väga hea energiaga. Aga väga hea energiaga jälle. Ma isegi leian, et selline, natuke, kas nüüd härrellik ei saa võib-olla öelda päris üks-üheselt võrreldavalt, aga väga sarnase. Natuke erinevad kehatüübid, aga sarnane mängustiil äkki. Et seal on nagu, et kui midagi ikka positiivselt peab ka meeskonna kohta ütlema, siis mõlemal on viiendad. Et me usume mõlemad, et parandavad oma positsiooni, võtavad kokku, saavad mängumasina paremini käima, talenti on, oskust on ajalugu on näidanud ka, see ju ei kao kuskile. Treener peaks ka nagu olema. Kõik oleme kiitnud aastaid juba. Kõik on olemas, praegu on, ongi COVID on olnud, et mina usun, et tõusevad ja lihtsalt nad on parem meeskond kui need. Ütleme, sätimegi mõlemad tiimideks põhju lõpuks ja nüüd ütleme tugevusrängis ka ja kui tuleb vastu Miami Heat, kelle me siis panime mõlemad 4. Panen playoff seeria, ma ütlen olenevalt siis sellest, kuidas Celtics lõpetab enda hooaja, kui nad 5. tõusevad, nad peaksid ikka võitma oluliselt rohkem mänge. Ütleme, et Heat jääb 4. Ütleme samade meeskondadega, et kedagi juurde ei tooda endale. Ma arvan, et neil on võimalust isegi ju edasi minna järgmises ringid. Ma usun küll, jah. Heat on väga võidetav meeskond nende jaoks. Et ta teevad play-offi nagu alumisse poolde, ütleme, siis ei ole ju nende play-offi lootused veel kadunud. See oli mu nagu... Pigem mitte, jah. Selline... Et ma leian, et aga ma usun, et nad ei ole jällegi, et top 3 on omaette klass ja siis järgmised meeskonnad peavad ennast selgelt ületama, et play-offis nende vastu edasi minna. Või siis, et pildis olla ühtlasi juba. Nii on. Nii. Aga liigume edasi. Leidsin nüüd sai tänased 8 läbi. Kui vaatad tabelit, siis tabeli vahed on hästi väikesed, nii et... Põhimõtteliselt on 4. koht ja 8. koht 1 mäng vahe. Jah, et sealt hea nädal ja oled Boston Celtics võib ennast tegelikult 4. kohalt leida. Et ma ei usu, et see 5. koht on või... Oleks ületamatu nende jaoks. Isegi 4. mitte. Aga ma arvan kõrgemale Bostonit ma tegelikult... Ma usun, et hetkeseisuga, hetke vormiga on parem meeskond. Jah, koos rotationiga. Ma arvan, et on parem. Kuigi mitte, et nüüd neil ka hea vorm oleks, aga ma usun, et lihtsalt veidikene komplekteeritud ja selline... Jah, need jooks on parem. Jõudsid tabelis finaali ka. Jep. Oli ka ainest. Ma leian, et nad olid hea tiim. Järgmise tabelist leiame 9. on Chicago Bulls. Ma olen Chicago Bullsi 9. koht tervikuna hooaja sellist kulgu vaates ei olegi väga üllatav olnud. Nad on hea meeskond, neil on oma all-star olemas. Mis oleks pakkunud hooaja alguses samale meeskonnale kohaks? Vaadates lihtsalt enda rosterit. Ma olekski öelnud 9-8. Ma vist oleks natuke allapoole pannud. Ma oleks tahtnud tõsta Pacersit, Toronto. Mulle Lavin väga isiklikult meeldib. Ma olen tema nagu arengut vaatanud juba aastaid, kuidas on mees tegelikult suutnud sellisest noorest uljast peast väga nagu soliidseks mängumeks all-starisse ütlen taaskord ennast nagu siis arendada ja see on nagu ja Bulls tervikuna ju NBA mõistes on ju väga suur klubi, ütleme kogu see oma ajaloos, ei ole võib-olla nagu sellises franchise'i mõttes ja kogu siis linnalises mõttes aga nagu NBA nägu kõige, ma arvan, kuulsam logo iseenesest, ma pakun kuulubki Chicago Bullsile. No selle, jah, kindlasti. See on omad põhjused võib-olla.
see võib-olla globaalselt on juba viimasel ajal selline Lakers taaskord tõusnud, kas nüüd taaskord, aga aastad ennem oli Lakers, siis tuli Bullsi aeg. No Bullsi aeg oli lihtsalt peale Bullsi aega meil on olnud juba Kobe Lakers number 1 ja siis on LeBroni Lakers nüüd, et olen nõus, aga Chicago Bulls on olnud liiga üks nägusid. Lihtsalt neil on mängijaid tegelikult, mängijaid paberil jällegi väga soliidne meeskond. Kobe White natuke kehvemat hooaega tegemas see aasta küll, aga Zach Lavine, Markkanen, Patrick Williams. Otto Porter tegelikult tuleb tagasi, mängivad siin täiesti, ei saanud öelda, et nad nüüd üliviisakalt mängivad kogu see, ütleme, Markkanen on väga tal on vigastused ka olnud, tal on mingid erinevad sellised närivad jah, need on mõlemad Otto Porteri, kes Otto Porter, kui sa mäletad, mängis Washingtonis ülihästi veel aastaid tagasi. Triple-double. Oli kindlasti oht oli iga kord, et võib teha triple-double, jah. Tavaliselt sinu vastu mängides. Kaitses väga soliidne mängumees, aga mõlemad mängid tegelikult pooled mängud vahele jätnud peaaegu, nii et ei ole nagu midagi. No, selles suhtes on loogiline, 19-23 ei ole halb, et Bulls on pigem mänginud, mina ütleks selle taseme, mida ma oleks tahtnud, et nad välja mängiks välja, aga nad ei ole ennast ületanud tõenäoliselt ka seetõttu, et on palju vigastusi olnud, aga neid on ka teistel. Et... Mis oli su arvamus, kas Billy Donovan suudab oma purjeka siis joone peale sättida, kui kõlab viimane vile põhijooajal? Minu arvamus on, et ei ole. Ei ole, ma panin ka nad 9-ndaks, ma jätsin nad täpselt sinna joone alla. Ma ei pannud neid isegi 9-ndaks mitte, ma panin nad 10-ndaks. No ma jõuan minu 10 oli Charlotte Hornets, kes juba kukkus, nii et mul on üks playoff koht on veel vaba, kelle juurde ma veel pole jõudnud. Ma arvan, et altpoolt tuleb üks meeskond veel, kes jõuab playoffi, nii et ma ei ole oma playoff run'i veel täis saanud. Aga Chicago Bullsiga lõpetades, ma arvan, et Lavine on väga korraliku numbri end, väärib All-Stari, seda ei saa kellegi ära võtta. Mees on kindlasti Chicago nägu tänases momendis. See on nagu... Ja ma arvan, et on pikaks ajaks, ma ei usu, et ta tahab ka ära minna. Ma usun, et Chicago ehitab väga hea meeskonna, väga kiirelt üles. Ma arvan, Billy Donovan on leidnud selle näo, kelle pealt minna edasi. Neil oli ju reset ka, et Karpaks lõppes ja... Jah, väga viisaka, ma arvan, Markkanenis on tegelikult potentsiaali. All-Staris potentsiaal kindlasti on tal olemas, et sealt on nagu lihtne. Patrick Williams, nagu sa enne mainisid, on väga hästi mänginud. Sel aasta 4. pikk, mis tegelikult ongi eeldanud väga sellist kõrget lendu. Head mängu. Jah. Välja mänginud nende rolli põhimõtteliselt. 10 punkti, 5 lauda keskmiselt. Ma arvan, et siit on hea Thaddeus edasi minna. Young on väga hea hooaja teinud. Muide, ma lugesin, et tema vastu pakuti first round picki ja Bulls ei taha. Mis näitab, et Bulls ikkagi ei plaani nagu otseselt mingi rebuildida või midagi sellist, vaid Bulls plaanib varsti võita. Bulls plaanib play-offi minna, see aasta kindlasti. Tundub vähemalt küll, et neil ei ole mitte mingit huvi vahetada ära mängijaid, kes mängivad väga hästi, mis on nagu arusaadav tuleviku nimel. Nad ei ohverda enam ennast tuleviku nimel. Et 30 läheneb mängumees ja väga hästi mänginud. Esimest korda vist tegelikult, kus Thaddeus Young mängib ka sellisesse, contender on nüüd palju Bullsi kohta öelda, ütleme play-off contenderisse, et tihti ta leidnud, ütleme Netsis aastate eest mängis, kus Nets mängis ka viimastel positsioonidel ja tegi korralikke number, aga täna kaitses väga korralik söödunumbrid, kus üles läinud, see ongi nii, et Bill Donovan on leidnud talle väga mõnusa rolli ja tundub, et meeskond toimib. Sümpaatne meeskond. Minule meeldib vähemalt. Mul on hea meel, et Bullsil läheb hästi, läks vahepeal ikka päris kehvasti siin. Ma korra mõtlesin, kui ma seda tabelit koostasin, mul oli siin New York Knicks oli ja siis Chicago Bulls olid siin tegelikult täpselt selle joone peal ja mõtlesin, see ei ole sellest, et ma täna sellise särgi selga panin, et ma valisin see New Yorgi tiimi, see lihtsalt puhtalt ma panin meeskonna paberile ja vaatasin, kuidas on ja ma arvan, et Thibodeau on nagu valmis rohkem treenerina võtma, ütleme siis seda viimast lükat kui see, et mida Donovan võib-olla siis ka minul on Knicks eespool, nii et aga mul Bulls 10. Mina panin 9-ndaks, jah. Ma tulen tagasi, et nad on 9, nii nagu nad täna on. Ma arvan, et nii nad jäävadki. Tabelis järgmine on Indiana, 10. kohalt leiame täna. Ma arvan, et Indiana 10. koht. Nüüd tuligi siuke vaikus. Indiana 10. koht. On jah, aastaid olnud meeskond, kes on stabiilne 4-6 sats. Minu silmis paberile vaadates ma ei oleks pannud neid sentimeetrit allapoole kui Boston, kui Toronto, Toronto võib-olla natukene täna väärvõrdus siin, aga kui Miami Heat, minu jaoks on olnud kogu aeg selline tugev play-offi keskmine tiim, kes kunagi ei võta ära seda play-offi
aga ei kuku ka alla. Ma enne unustasin mainida, sest nad on see aeg nii kehvad olnud. Ma tahtsingi neid panna tegelikult Heat'i ja Toronto ja no ütleme niimoodi, et mitte võib-olla Heat'i ja Celticsiga, aga siis Torontoga niimoodi pool sammu allpoole Heat'ist Celticsist. Mina isegi oleks kõik 4 kokku mõnd. Aga niimoodi, et nad teavad, et võimeline konkureerima, ütleme siis nii. Ma rääkisin suvel hästi palju, et Pacersist tuleb väga hea meeskond see suvi, et või see suvi rääkisin, et tuleb see aeg, eks ole, et meil on Oladipo, meil on, seal on Sabonis, seal on kuidas ma ei suuda, Turner. Miles Turner, jah. No Warren on vigastatud, eks ole. No, natuke on läinud Warreni taha tegelikult küll, et pole tegelikult polegi öeldud. Oladipo oleks ka, ma arvan, et neil võib-olla jääbki kergelt sellisest skooringust puudu, mida Warren on suutnud pakkuda, sest ta on selline no Oladipo on ka läinud ikkagi, Levert on nüüd tagasi. Levert lihtsalt nüüd hakkab tulema, jah. Aga ütleb niimoodi, et mitmendal kohal nad sinul on? Aga ma panin nad 6. Panid, jah. Mina võtsin kätte. Ma ütlen kohe lihtsalt ära enne, kui sa jõuad isegi öelda. Et ma võtsin kätte ja tänu sellele, et nad mind lolliks on teinud see aeg, ma mõnin nad 12. Nii onnakas ma olengi. Ei ole välistatud, sest täna me tegelikult nad leiame sealt rea poolt, sealt kandist, nii et... Et jah, minu jaoks nad on 12. puhtalt jonni pärast. Ma eeldasin neist suvel ikka, et nad on mitte võib-olla tiitli pretendendid, aga neil on võimalus mängida potentsiaalselt, kui kõik väga hästi läheb tiitli peale, et paberil jälle super hea lainab, kõik sümpaatsed inimesed, kõik meeldis mulle selle meeskonna juures ja pluss treener Nate Birkin on nad saanud aastaid järjest mängima. Brockton. Et seal ei ole Brockton, jah. Nagu kuidas see nimi ei mainimata, see oli mu üks lemmikuid suvel, et Brocktonis rääkis, et Brockton ongi teinud üli hea aasta. Aga see ongi see, et tänu sellele, et ma natukene võtsin endale Brocktoni kaarte ka ligi seal konkis ja nii edasi ja mind natuke häiribki see, Pacers on nii kehva olnud, et tema head mängud nagu tema hinnad ei tõuse, sest Pacers on lihtsalt kehva. Nii kehva on. Ja nüüd ongi, et Miles Turner tõenäoliselt siis tahetakse ära treidida, ma saan aru. Mitte otseselt, et nemad võib-olla ei taha treidida, aga teistel meeskondadel on huvi. Kellel on nagu Milesi vastu kõige suuremad huvid? Ma tunnistan, et ma isegi ei näe sentrit, kes võiks mängida, seda Sabonist rohkem siis 5 peal mängitada. Jah, see oligi, põhimõtteliselt oligi see, ausalt ma isegi ei mäleta hetkel peast ja tundub, et ma ei ole seda endale ka kirja pannud. Või siis ma olen selle kirja pannud Maisturini muidugi sellised plokinumbrid on väga üllatavad olnud sellel aastal ja ülivõimas blokist mängu va. See juba ise üksi paneb sinna korraliku põntsu juurde. Üks mees pani 9 blokki teisel pool divisionis, nii et see rekord on kah nüüd üle tehtud, aga ühes rekordis on mul siiski põhjust rääkida. DJ McColloni 10 stiili, mis siin oli sellised mõne nädala tagused. Ma arvan, see on nagu on väga sellised muljetavad numbrid, mida juhtubki hooaja 2-3 jooksul korra. Plokki muidugi näeme rohkem 10 plokki. Mu senise hooaja supermeeskonna Pikid Fantasys on võtnud nädala peale vahepeal napilt üle 10 stiili kokku. Võtab üks mees ühe mänguga. Et see mäng on täiesti ajalooline Kävsi vastu, mis ta siin tegi, aga näed, siin huvitav fakt, et see on olnud 3. kord viimase 20 aasta jooksul, kus üks mees on saanud 10 stiili või rohkem. Ja nüüd on mul siuke viktoriini küsimus sulle, nii et kes oli viimane, kes sai 10 stiili? Draymond. Kusjuures väga hea pakkumine, aga sa kindlasti mäletad seda mängu ka veel. Ma tean. See oli selline huvitav mäng, kus Draymond võttis kas 12 lauapalli ja 10 söötu ja 10 stiili, aga punkte vist oli äkki 0 või 2, aga Draymond ei ole õige. Kusjuures üks mees tegi aasta hiljem, Draymond oli 2017, aga 2018 oli Clippersis üks poiss ja ei olnud ei kumbki suur, ei olnud kumbki kaitsevend, ei siis PG ega Kawhi. Kus see Beverly oleks ka väga hea pakkumine, aga see Lou Williams oli see, kes oli 2018 tegelikult oli viimane. Endine Rocket oleks võinud vihjeks anda veel, siis ma oleks. Aga ma oleks ka Patrick Beverly öelnud samamoodi vahetele. Ja arvates Beverly oleks nagu loogilisem olnud tegelikult, aga Lou Williams oli viimane ja tegelikult, kes suutis nagu teha, aga viimane siis triple-tappel ja tõesti tegelikult Raymond Green stiiliga triple-tappel, nii et selles mõttes ta väga muljet avaldav, jah. Aga siuke väike nagu paberil ongi, et siuksed mehed on paberil ja jäime rääkimagi siin 10. kohal ja Pacers on 10. Et minul 12, sinul 6. Ma arvan, et Pacers väärib oma selliseid minuteid, mis me oleme neile nagu andnud, sest et Pacers nagu paberil on ülija tiim. 6. kohaga tegelikult on 2 mängu vahet, 2 võitu, 2 kaost. Need ei ole suured vahed. See vahe on väga väike, et aga ikkagi nad on olnud
pettumus, nad peaks olema paremad. Kas sa näed, et näiteks Pacers võiks tuua tagasi Oladipo ja Laverdi kokku panna line-upi sulanduda, sest et Warren on tegelikult puudu. Warren vist ei tule äkki see aasta enam tagasi, kui saab odavalt ja saab arvatavasti odavalt Oladipot. Kas sa näeksid, et selline, ma võin isegi välistada, et seal võib-olla on isegi optsioon. Nagu treidi niimoodi ei juhtu, et treidi ei saa, ma ei tea, kas saabki üldse tagasi, pigem ei saa. Tahtsingi öelda, et seal on võib-olla isegi optsioon, et nad ei saagi täpselt tagasi vahetada. Võib-olla küll täiesti, jah. Aga Pacers minul 12-06 kõige suurem vahe, mis meil olnud on vist, kas võib-olla Nuggets oli ka eelmine saade tegelikult. Jaa, aga seal ei saanud nii palju vahesid tulla, sest et sulle Nuggets oli 3., 4. ja ma panin esimeseks, aga võimalik, et kas see on oma play-offi meeskond kokku kõik, on see kõik 8 täis või? Minul said ammu täis, ma olen siuke igav valik, et mul on standing alusel. Tule korraks veel ette, loe veel ette niimoodi, et oleks kõigile silmes ka, kuigi paneme pärast ka ekraani peale kõigile, aga... Proovime panna, minul on esimesel kohal Nets, teisel kohal Sixers. No, suurusjärgud. Heat, Celtics, Hawks, Knicks ja Hornets. Näed, et nendes paarides võiks olla ka sellised integreerivad match-upi vastasseise, kus alumine, ütleme siis, alumine pool võtaks ülemise poole ära. Ütleme, kiirelt siin rääkisime. Ma arvan, et selgelt on, nagu teine ring on see, kus toimuvad mingisugused need, kui esimeses ringis toimub mingisugune selline üllatus, ütleme. Üllatust ma ei saaks väga lugeda, et 4-5 koht lähevad kokku, üks meeskond võidab. Ma ei tea, kas see on suuremas üllatus. Ma ei usu, et selle, aga ütleme, toome ülejäänud paarid. 3-6 ma pigem ei usu. Et seal on juba tegelikult nii suured vahed, need on see, ülemise otsa meeskonnad on selgelt mitme grammi võrra paremad. Ma olen selle poole pealt isegi nõus, et ma julgen sealt isegi edasi liikuda, nii et ei näegi tegelikult mina nagu suur. Ma panin 7. Hawksi, 8. Knicksi. Ma arvan, et nendes ei ole nii palju annest. Et võtta, ütleme siis ülemisi 2 tiimi, kes minul olid siis Milwaukee, Nets ja Sixers. Ja Celtics oli 5 ja Celtics, ma panin Celticsi 5. ja 4. Heat'i ja. Aga ma arvan, et tänases Indianas vist ei ole ka nii palju jõudu. Ütleme, et nad võtaksid ära Philly. See ei oleks üllatus. Võimelised on mängima, aga... Ilma Embiidita Sixers on haavatav ja väga haavatav. Et seal on nagu võimalusi, aga enne on vaja Pacersi natukene rohkem käima saada see mängujoonis ja on olemas mehed, ma arvan, kelle pealt mängitada. Et ootame huviga, vaatame, äkki toob trade deadline natukene. Aga tabeli järgmine äkki? Üks samuti suurimaid ebaõnnestujaid see hooaeg, ma usun, et enamuse arvates on Toronto Raptors, kes on nüüd ka kaotustes juba, neil on väike vahe, neil on ka järgmise kohaga siis. 10. koha Pacersiga on 2 võitu vahet juba. Ma olen sõnatu. Kui siin rääkisime eelmine saade siin suurtest kaotustest ridamisi rodus järjest, Houston Rockets sai kusjuures jagu oma kaotust, et ta seerest 20 kaotust ainult, ei olnud NBA rekordit. Kus see rekordist oli ikka 26? 8, ma ütlen 28. Ma tean Philadelphial oli aastate eest. Kas see oli 1 hooaja või 2 hooaja peale? Et osad rekordid on nii, et mis lähevad läbi mitme hooaja, et lõpetatakse hooaeg mingi 20 kaotusiga, järgmist hooaega alustatakse 8 kaotusega. Ma ütlen, et see oli, ma ei julge peast single season oli 26, aga ma nüüd pead ka öelda. Igatahes Rockets ei ole läbi aegade kõige kehvem ma runniga siis. Jumal tänatud, et võit tuli, seal olid ikka mehed väga kurvad ja Raptorsist on natuke kahju muidugi, aga see on ilusaks kirsiks tordil nende sellisele õnnetuse koogile nagu. Ma ei oska tegelikult nagu selgitada. Olid vahepeal, nagu sa ütlesid, mängijad on head, Gasol on ära läinud, nagu me siin alguses rääkisime, et mehi on palju puudunud, oli Van Vliet, Fred Van Vliet. Neil oli vist tõsisem ka samamoodi see issue, aga nüüd Raptorsi põhiküsimus on see, et kuidas edasi minnakse jällegi, et kui saade väljas on, Lauri väga suure tõenäosusega läheb minema, et nii nagu ma sain aru, et uue lepingu ta saab, et kas see on siis nagu Raptorsiga edasi peale neljapäeva või siis nagu on mujal, et tõenäoliselt on mujale. Ma ei oska öelda, miks nad nii kehvad on. Aga põnev, ma arvan, et sellest olenebki palju, kas nad lähevad veel püüdma või mitte püüdma seda play-offi kohta, et kui nad jätavad alles, mis eeldatavasti vist ei jätanud alles, tundub nii, et aga on põnev. Pigem mitte, jah. Ma arvan, et teemegi järgmise saate peale trade deadline ja räägimegi mis toimus ja kuidas see võiks muuta. Ja kuidas üleüldse nagu meeskonnad muutuvad siis uute meeste lisandusega. Ma arvan, et see on päris põnev. Raptorsi peal ma ei teagi, ma ei tahakski väga kaua peatuda, sest ma nagu ei oska midagi rääkida ja me ei saa aru, et
paari muu inimesega ka rääkinud ja lihtsalt asjad ei klapi praegu ja väga kummal tegelikult isegi, kas mängijad on sest mängijad on tegelikult ju kõik samad, neil on olemas Van Vliet, neil on olemas Siakam, OG kõrgema taseme mängijad kõik. Jah, OG mängib väga hästi, kui ta on olemas ja on available, et väga viisakas All-Stari pole see aasta ainult. Ma kahjuks ei jõudnud täna ka järgi vaadata seda mängu Rocketsiga, nii et mul puudub oleks olnud hea, aga lihtsalt ei olnud võimalust. Et lihtsalt vaadake mängu lihtsalt enne. Aga Van Vliet jah, ma korraks veel peatun fantasy mõttes, ma arvan, et on olnud nagu väga soliidne ja väga palju protsendid on küll kehvad. Väga, jah, aga protsendid pole ainukene, et reeglina mängivad inimesed 9 kategooriat enne, siis 20 punkti, 6+ söötu, on olemas lauapallid pisikese mehe kohta, arvestades, et mees on tegelikult 185 pikk. Tal on stiilid, blokid on ligi... Ta on lühem kui mina. Jah, kui sa nii väidad, ei saa öelda, aga blokki on ta pannud 0,8 või rohkem kui sina, nii et see on nagu, see on meie ainus vahe. See on nagu jah, põhimõtteliselt ainult vahe, aga see on nagu väga üllatav, nii pisikese mehe kohta vaata tegelikult, et ta paneb rohkem blokke kui Ben Simmons näiteks, kellest me räägime kui ühest top kaitsest tegelikult liigas, nii et... No undrafted oli vist, kui ma ei eksi, eks ole, et mehel on ikkagi õlal mingisugune chip on the shoulder, nagu öeldakse. Ei, väga tubli poiss, ma olen selles mõttes nõus, et 3% peale 3% on ligi 40, 38. Ta iskab palju peale, ligi 9-10 kolmest peale ja 3-4 tükki läheb. Ma olen teda üritanud treidida mitu korda, iga kord, kui ma toppisin ta kuskile trade machine'i, siis ta tõmbas mulle selle field goal'i peale punase, ma mäletan. Nii ta, aga eeldatavasti ta nii ka teeb. Ja kui just ei mängi 3 peale ja söötude peale. Aga Van Vliet on ainukene positiivne noot, mis ma täna saan nagu öelda Raptorsis, jah, et see on minu jaoks nagu... Ja mitmes Raptors sinu jaoks on? Ma jätsin nad 11-ndaks. Ma ei näe, ma püüdsin, ma väga püüdsin näha, et Raptors tõuseb ja ma väga isegi lootsin. Mul on taas soliidne selline... Kuna nad alustavad oma mänge Toronto ajakava järgi, algavad nad Eestis kas kell 1 või 2 öösel, vaata, need on nagu väga hea vaadata, siis ma olen aastaid vaadanud, just siis, kui DeRozan veel mängis ja Lauri DeRozan nagu sellist paari, kui nad olid mõlemad All-Star starterid ja just see aasta jälgis need päris palju. Need on minu jaoks, kui ütleme ainukesena sellise välissatsina Ameerika turgus arvestades, on nad nagu ikkagi nagu soliidsed. Siis ma ei saa öelda, et ma oleks suur fänn, aga ma nagu hoian neile pigem hoian nagu neile pöialt, aga ma see aasta ma arvan, et see masin ei saagi tööle. Mina panin 9-ndaks. Aitäh sulle, sa natuke oled vähemalt nagu. Ma tegin 9, ma nagu, tegelikult oleks tahtnud 8-ndaks ka panna, aga lihtsalt vahe juba on päris mitu mängu. Ja see hetke vorm tegelikult. Ja vorm on ka kehva. Mis mulle tekitab on see, et... Alati on jällegi Rocketsiga meeskondadel väga hea läbisaamine, hüüdnimi väga paljudel olen kuulnud Rockets of the East, hakkasid 3 loopima kunagi samamoodi järgi, hästi palju üldse on sellist, Kyle Lauri ju mängis Rocketsis ja kõike sellist, et tegid oma poistele teene väikse, andsid ühe mängu ära, mis seal ikka nagu selles suhtes läheb elu edasi. Pääsid Rocketsi ära, lihtsalt nii häbi oli neil endal juba sõpradest, et aga minul 9 kokku 11 tabelis hetkel, sinul no ma jätsin 11-ndaks, jah. Ma ei saa, ma kahjuks just selle hetke vormipäevast, mul on natukene kahju, et ma nagu teen neile liiga isiklikult, aga ma tulen edasi. Ma nüüd jõuame neliku juurde, kes on lõpus, et nende vahel on raske valida isegi. Kuidas ma nagu liigutan, jah. Ma nagu ei näe, et nendel 4 meeskonnal, jutt on siis Cavsist, Wizardsist, Magicust ja Pistonsist, et ma ei näe, et nendel enam on... Üks peaks jääma veel sinna ülemisse tugevas gruppi, et meil on seal viimases 3. Ja... Aga ma mõtlengi, et mul ongi raske valida enda vahel, ma isegi vali nagu... üks, kes sul sinna... Räägime Cavsist, jah. Kas Cavs jäi sul üles või jäänud? Ma jätsin Cavsi üles, jah. Ma jätsin Cavsis, ütleme, sellest viimasest... Nad alustasid hooaega tegelikult väga hästi, et selles suhtes potentsiaali on meeskonnal. Muidugi asjad on muutunud. Kas nad saavad Rammondi vastu kellegi tagasi ka? Pigem mitte. Ma oleks sulle selle nädala tagasi, ma oleks öelnud, jaa, muidugi, 2 nädalat tagasi, aga mida rohkem kell tiksub ja mida lähemale kell tiksub, seda nagu kummalisemaks läheb üleüldse. Aga ongi turg ootab Rammondi taga põhimõtteliselt. Nii kui Rammondi buyout tuleb, siis hakkavad asjad liikuma, siis võtab endale keegi selle bigmani ära, tähendab seda, et keegi teine peab kellegi teise bigmani võtma. Põhimõtteliselt hästi palju seisab Rammondi taga, kõik mehed ootavad nagu. Mis sa arvad näiteks, kui Cavsi juurde jõudsime, kuhu oleks Rammondil, kuhu sa sobitaksid Rammondi kõige parem? Hornets oleks üliäge. Mulle väga meeldib. Ma ei ole kuulnud tegelikult nagu otsest sellist spekulatsiooni, aga see on lihtsalt sellise nagu, kus Lameloga Hornets oleks olnud väga pull, kui see oleks Buyoudiga, kui ta Lakersisse läheb, oleks ka muust päris lahe nüüd, kui Lakersil on nagu abi vaja, ütleme niimoodi tervisega. Aga ma nagu tahaks, et see oleks igav. Lõpuks oleks igav, kui need terveks jääks. Nets oleks liiga igav.
et mulle nagu, ma saan aru, ma saan Drummondist aru, ma saan aru Netsist, ma saan aru Lakersist, ma saaks isegi aru võib-olla isegi Clippersist veel saaksin aru. No ei ole lihtsalt vaja. Paksi, ma arvan, Paksi. Neil on Lopez on väga hästi sobib sinna süsteemi. Ja nad ei saakski ära võtta Giannis'e ruumi, mida Giannis tegelikult vajab just seda vaata, mis on nagu, aga Hornets oleks just selles mõttes väga loogiline, väga soliidne lauapallihankija. Vaja on ka sellist väga palju kolmeste viskajad, eriti nüüd, kus Granham veel tuleb pingi pealt. Konkurentsivõimeline tegelikult meeskond selgelt. Et ma leian, et Hornets oleks nagu väga-väga äge. Aga ei ole kindel tegelikult, kas suudetakse need asjad kokku panna ja kuidas üldse Hornets näeb tegelikult oma vajadust Bigman järgi. Me jõuame tagasi Hornetsi juurde jutuga, aga neil on probleemi olnud tsentritega juba aasta, et ma ei mäletagi ühtegi soliidset tsentrit enam Hornetsis. Aga jah. No ei tule meelde. No Zeller on nagu, tegelikult ma ütleks, et Zeller on soliidne, et ta ei ole nagu nüüd kehva. Ta on tegelikult soliidne, aga ta ei ole hea, aga ta on soliidne. No et jätame selle sinna, eks ole. Ära tee liiga. See on sinu enda vaata mõju. Ma olen nii palju võtnud teda igal pool Fantasy's ka. See on sinu enda nagu klassifitseerimine. Mina ütlen, et ta ei ole nagu piisavalt hea mees, kellega ütleme minna oma poole peal top 4. Ma arvan, et sealt jääb puud. Selleri pealt sa ei tule kindlasti top 4, ma arvan. Ramodi pealt jah, olen nõus selle pakkumisega. Ma arvan, et sealt võid nagu tulla. Okei, aga Clevelandis edasi tegelikult rääkides. Minul Cavs kukkus näiteks välja 13. Mina panin nad 12. Ma jätsin nad sinna. Ma arvan, et neil on sellist, neil on meeskonda tegelikult, kelle pealt mängida. Neil on natuke, ma ei saa öelda, et neil oleks nagu sellist identiteeti, mille peale et nagu edasi, aga neil on kena tagapaar. Neil on nagu leidnud omale sellise visiooni, millega minna edasi. Neil on selle aasta 5. pikk Isaac Okoro, kes tegelikult mängib nagu väga suuri minuteid. Ta mängib kas 33 minutit, 34-5 minutit mängus vaata, mis on nagu väga soliidne. Ligi 10 punkti, 3-4 lauapalli, mis nagu kindlasti tõusevad hooaja teises lõikes, kui just ei tule seda rookie vooli, millest me tegelikult juba mainisime enne, et neil on nagu olemas samas nagu tükid, mille pealt edasi liikuda ja ma usun, et nende nagu areng tuleb, et ma pigem olen nagu positiivne, kui ma mõtlen nagu Cavsi peale. Lihtsalt see Drummond ei käitse. No aega on ka, et nad ei konkureeri see aasta ja see on okei. Jared Allen, väga geniaalne täiendus ma leian, et Jared Alleni nagu lisaks toomine, siin natukene võib-olla, ma usun, et nad on jäänud natuke Drummondi ära liigutamisega hiljaks. Ma arvan, et sealt nagu, kui tahab millegile nagu natuke tuhka vähe raputada, siis on võib-olla tagatubadesse, et kus nagu võiks teha. Nad ei olnud tegelikult ju ka nii palju maas veel hooaja lõikes siin playoff kohast, kus nad tegelikult oleksid võinud püüda, aga võib-olla minnaksegi püüdma, ütleme siis. Tuhka raputaks pähe ka KPJ-st loobumise. Jaa, seal võib-olla natukene. Ei, seal on asjaolusid, mida me ei tea ka muidugi. Jah, ma arvan, seal on palju asju. Seal on palju asju, ma arvan, millest me ei tea tegelikult. Aga Cavsiga minu 13, sinu 12. Cavsi puhul ma võib-olla veel tooks ära Larry Nance võib-olla sellise. Tõenäoliselt võiks liikuda, ma eeldan. Larry Nance pakutakse palju. Et on Timberwolves, on isegi Sixers tegelikult, on Celtics jutust läbi, et ütleme, kellest me tegelikult vist juba Pelicans, Mavericks, isegi Miami Heat. Ma arvan, Miami Heat oleks väga huvitav selline Boston ja Miami Heat mõlemad isegi tegelikult oleks väga huvitavad. Annaks mõlemale käigu juurde. Ma arvan, väga huvitav. Et Larry Nance'i ma tahaks näha liikumas, ütleme niimoodi, ma tahaks näha, et liiguks, annaks liigale, ma arvan, sellise uue. Ja oleks teemaga millest rääkida järgmine kord jälle. Et on mees, kes nagu ületaks sellise uudiskünnise, nii et ei saa jah, midagi. Koht number 13. Washington Wizards ütles niimoodi vaikselt, ei saagi vist hõisata. Niimoodi uinutavalt sisse tulnud ka see aeg, et vahepeal oli väga kehva run, mehed igastatud, Thomas Bryant väljas. Ma usun, et nad sõltuvad Bryantist väga palju, kui sul on nagu, see, et Westbrook võtab nagu palju lauapalli, see ei ole kelleks üllatav, et on olnud aastaid juba mõne meeskonna parim lauapallur, aga lauapallur, vaata ilusa sõna mõtlesin välja eesti keeles praegu. aga see, et sul on nagu meeskonna teine parim lauapallimees on Bradley Beal, ehk siis, et su mõlemad parimad lauapallijad on tagamängijad, kui Beali võib ikkagi niimoodi nimetada enne viisakalt kategoriseerida, siis ma arvan, et seal on nagu, jääb suurest mehest puudu, et seal ei tule nagu nii. Kuigi mõlemad all-star. Aga koht õigustab arvasid rohkemat. Ma muidugi, kui see on satsis 2 all-stari, MVP. Mitmendad nad sinul? Ma panin need 13. Ma näen, et nad ei taha enam. Ma arvan, et neil ei ole enam väljundit. Mina lõpetan nende eelmise grupi ära. Sina arvad, et Wizards on täiesti alla andnud? Ma pigem nagu vaatan kuidagi, et ma isegi nagu ei näe enam, miks nad nagu peaksid. Kui playoff on sul nagu 6 võitu ei ole väga kaugel. Natuke on vaja tõestada seda Westbrooki sissetoomise, seda on vaja õigustada. Mänge on vaja võita ikkagi selles suhtes. Westbrook
on viimasel ajal tegelikult hästi mänginud. Võite on tulnud väga heade vastaste vastu ka ikkagi. Ma olen isegi olnud üllatav vaadates seda, kuidas ta nagu mängis detsembriks, jaanuaris veel. Ja no viimasest kümnest nüüd on 8-2 muidugi kaotused, 2-8 siis nii. Ma olen selle hetke ranni pealt, ma arvangi, et nad on vist juba andnud ära. Mina panin nad ikkagi 11. kohale. Aga ma usun, et see mõjutab kas või Bertanson jälle vist vigane vaata, nii et sealt nagu suured rahad taga, aga poiss vist ei saa. Ma panin nad Pacersist ette. Aga Bertans saigi enda rahad kätte selles suhtes. On ka enne nähtud mehi enne, kes on rahadega ära tõmmanud. Samas vise on hea, kõik on hea, see on võib-olla mentaalne, ei oska öelda, aga jah, olen üritanud Westbrooki pärast, ma otsin ta Fantasy's algul, lihtsalt oli laual väga hilja ja ma ei saanud mitte teha seda, ma esimene pikk oli veel Simmons muide, et kohe läksid vabakad minema ja mõtlesin, kõik ülejäänud kategooriad on minu ja see katab väga hästi, väga hea valik, ma arvan, mina sobitaks nad ka kokku. Aga mõlemad on läinud tänaseks päevaks meeskonnast, nii et nii palju sellest. Kuigi on mängid, mõlemad on suhteliselt soliidsed, Simmons oma taseme on Fantasy välja mängid, Westbrook ka tegelikult. Aga mõlemad alustasid võrdlemisi kehvast, ja nüüd ongi see, et ma andsin nad minema ja nagu ikka nagu loodus ütleb, hakkasid mängima mõlemad mehed. Aga see selleks, et ma olen Wizardsi mänge jälginud ja minu arust seal ei ole nii head joonist ja ei ole nii head seda, no ei ole lihtsalt nii hea meeskond. Aga samas ma ei tahaks öelda, et nad kohutavad on ka. Et Steve Clifford ei ole leidnud seda käiku, mis nagu viiks nad natuke üles mõne. Seal on vaja muutusi. Thomas Bryant on, ma arvan, väga oluline lüli. Minu jaoks on nagu olnud isegi, ma olen nõus, väga kiirelt puudu ka kohe tegelikult, väga kiirelt kadus ära nagu kohe alguses. Ja ei ole leitud tegelikult asendustena, kes oleks võinud tuua. Minu jaoks on nagu Rui Hachimura, ma tahaks tegelikult Moritz Wagner on soliidne ja Rui on ka väga soliid muidugi. Ma tahaks just Ruista tegelikult nagu rääkida, et teise aasta rookie, esimene aasta väga soliidsed numbrid, ma nüüd peast 13-6 stiilblokk mängus enam-vähem. Fantasy mõistes veits alt vedanud. Ja ei ole see aasta tegelikult tulnud. Ma ütlen, et samasugused numbrid statistiliselt. Hüpet ei ole tulnud, oodati hüpet ja ei tulnud. Ma oleks pakkunud ka, et kaitses ei ole nii hea. Just tänases Wizardsis, kus sul tegelikult on nagu vaja sellist suuremat mees, kes nagu võtaks natukene nagu kandvamat rolli, ei ole suutnud nagu Rui. Kui sa lauapallidest rääkisid, ma mõtlesin, ma ütlen igaks Rui nime, siis ma mõtlesin, ma ei hakka teda niisama siin maha tegema. Ma ei ole peas kindel, et võimalik, et isegi Rui võtab mõne lauapalli rohkem kui Bradley või mõned kohad rohkem vaata, aga suurusjärk on nagu see, et põhimõtteliselt Bradley Bill nagu selles suhtes, et taaskord jõuame sinna, et ka Rui käis läbi ühest mu fantasy ja sellest samast meeskonnast muide lõpuks, aga treidiga tuli ta sinna. Aga ka tema on jälle tänaseks päevaks läinud. Ma ei oska nagu Rui kohta öelda, ma nagu oleks oodanud natukene rohkem. Mõned mängud olid head, mõned mängud ei olnud. Vahepeal tuli 22 punkti, 7 lauda, 2 söötu, 1 stiil, blokid, aga väga soliidne. Ta on nagu kaitsenumbrid iseenesest. Järgmine mäng tuli 6 punkti, 3 lauda, 5 lauda, ütleme niimoodi, et midagi erilist ei olnud. Aga jah, minul Wizards 11, sinul Wizards. No panin 13. Kehva meeskond saab autasustatud kehva kohaga. Ma arvan, et sealt on nagu, jah, et nende jaoks on nagu ma ei usu, et meil Eestis hullult palju Wizardsi fänn on ka, keda me solvame. Võimalik ta Westbrooki fänn, Biili fänn on ka tänu Fantasy muidugi jälle tulnud tagasi, Westbrooki ja Biili fänn võib-olla on nagu tänu Fantasy, vaata. Ma arvan, et Biilil on mingi fänn. Ma ei usu, et isegi Bertansil väga palju fänn, isegi Leedus on kusjuures, ma ei ole isegi väga kindel. Biil on super hea selles suhtes, Biil on ikkagi ülihea mängija, Westbrook on ka väga hea mängija, former MVP teenitult või mitte, las see jääb. Kui sa ütled sellise lause, et sul on liiga liider skoori eelmine aasta ja sul on former MVP, kes on alles triple-double meister 30 peale paar aastat, peaks olema nagu meeskond. Ja ülejäänud meeskond ka lootustandev varasema aasta põhjal ja kõike. Siis peaks olema meeskond, mille peale ehitad tegelikult tugeva play-offi satsi. Ma ütlen ausalt, minu hooaja eelses ennustuses olid nad kindel play-off sats, et seal ei olnud kahtluski. Ma panin nad kindlasti ettepoole Hawksist, kindlasti Charlotte'ist. Ma ei räägi Knicksist ega Bullsist ega Cavsist, aga kindel selline tugev, või ei julge öelda, et oleks päris gruppi pannud nendega sinna Celticsi ja Heati ja sellesse, aga ma oleks pannud nad vist sellesse Indiana. Puhtalt, sest ma ei usu lihtsalt nii palju. Indiana Wizardsi Torontoga kindlasti väga, kuigi nad ei saa saata, mängidki praegu Indiana ja Toronto. Ja nii ongi, seal oleks väga täppi pannud lihtsalt kohaga valesti. Aga lihtsalt jah, et tavaliselt nagu nii palju viltu, et minu jaoks väga, ma ütlen, üks hooaja suurimaid pettumusi. Kindlasti. Aga liigume äkki Magicu peale, kes on number 14. Magicul mul oleks nagu isegi leida vabandusi, kui sa tõid Thomas Brandi siin nagu Thomas Brandi tõid siin, ütleme siis vabanduseks no, nagu Wizardsile. Mitte vabanduseks, vaid võib-olla mingil määral leida, selgituseks. Kui sa suudad nagu leida, siis oluliselt rohkem neid vabandusi ma leian, et on nagu Magicul. Mul on väga kahju Isaacust.
mul on väga kahju Fultzist, 2 starterit, 2 noorstarterit, 2 just, kelle ümber sa tahad mitte väga andekat mängumeest, kelle, no ma usun, et Magic nägi nendes Orlando Magic, siis ma toon siis, et oleks kõik korrektne, et Magic nägi nendes ikkagi nagu tulevikku, nemad ongi see nägu, mille pealt nagu Orlando tahab edasi minna. On Isaac väga soliidne kaitsemees. Fultz on kergelt underrated, ma arvan, kui me nüüd saame jälle seda sõna siin mainida, esimest saatest tõime tegelikult seda päris palju. Mul on kahju Fultzist, tegelikult ma ütlen ausalt, mul on kahju, et ta nagu tuli suurte lootustega, natukene võib-olla selline tänase drafti Edwardsiga võrreldes hästi heade kehaliste eeldustega, võib-olla natukene kehvema viskama. Parema pallikontrolliga olema veel tegelikult kui Edwards, et mitte et Edwards kehva oleks, aga lihtsalt Fultz, no number 1 pick. Kuigi ta ongi rohkem nagu point guard tegelikult, nad võib-olla ei ole head tüübid, keda võrreldavat omavahel siin kokku, aga no number 1 pick, kellel on ikka väga palju liiga tehtud, tegelikult ka meedia, no number 1 pickiga tulevad mingisugused kohustused ka ikkagi, no mitte kohustused, vaid eeldused või... Sest number 1-ga kaasneb ka palgalipik, vaata, sellega kaasnevad kohustused, et selles mõttes ei saa nagu seda aga no asi ei ole olnud nagu temas, et ta ei suuda enda kohustusi täita selles suhtes, et see ongi väga valus aga ma usun ka, et kui ta suudab tagasi tulla nendest vigastustest, et tal on ikkagi potentsiaali olla väga hea mängija. Soliidne, kas All-Starina ma ei julge öelda? Ma ei julge ka, aga väga hea mängija mingis rollimängija, siis ütleme niimoodi, kõrgema otsa rollimängija. Aga piisavalt nagu kandev mängija ikkagi. Ei no starter, aga ma ütleks ikkagi näiteks, et kui me räägimegi mul on hea näiteks tuua Harden, KD, Kyrie, siis Fultz nende kõrval on rollimängija. Et ma mõtlen mingi staari kõrval sellise teisejärgulise, kolmandajärgulise mehe. Ma näen, et seob enda tuleku Orlandoga siiski. Ma arvan, et Orlando ma ei mõtle seal meeskonnas, vaid ma mõtlen lihtsalt, et kui ta oleks nende kõrval või nagu kui ta oleks, ma arvan, et Orlandos on keegi suurem staar mingi hetk. Olgu selleks Vooch, olgu selleks kes iganes, et ta ei ole. Ja võib-olla ka mitte number 2, vaid selline väga hea number 3, ütleme siis nii. Kuigi tänases Orlandos, kas sa näed, et ta, kui kõik mehed oleks terved, paneme sinna veel juurde, no ikka Gortoni paneme veel, ütleme Orlando mängijana ja sul on Fournier ja sul on Vooch, siis ta tegelikult... See meeskond peaks olema paberil parem, kui ta tegelikult on. Ja mul ongi selles mõttes nagu natukene Orlandos kahju, et ma arvan, et Isaacu ja Fultziga me oleks rääkinud playoff tiimist ikkagi. Ja, miks mitte? Ma nagu arvan, et okei, selle aasta nagu rukkina nüüd võeti Anthony Cole 15. Väga hea pikk muide. Väga hästi mänginud. Ma arvan, et vähemalt hooaja algusest ta alustas tõesti väga hästi. Anthony ongi saanud nagu oma sellise suurema rolli tänu sellele Fultz on kadunud, et ta saab nagu rohkem minuteid, ta saab natukene rohkem nagu, temaga arvestada tegelikult kui back-up. No igal mündil on mitu poolt. Et see on nagu võib-olla selline Orlando, võib-olla hooaja ainukene positiivne lootuskiir tuleviku suunas, sest muidu tundub et meeskonnal ei ole mingit nagu otsest plaani ka, et ei ole mingit sellist rütmi joont. No ma ei oska öelda, ma ei ole Orlando suurem fänn olnud ja ma ei ole nii hästi ennast nende tegemistega kurssi viinud. Vooch mulle väga meeldib, Fournier on tegelikult ka üsna hea. No Steve Clifford on nad aastaid mängima saanud tegelikult, mõlemad on mängid, Gordon ka tegelikult on tõusnud ju ikkagi pilti. Aga räägitakse, et Magic plaanib siis nüüd vastu võtta enda saatuse sellisena nagu ta on ja minna full rebuildi. See tähendab ka võib-olla see Fournieri treidi, mitte ainult me juba Gordonist rääkisime tegelikult. No selles suhtes, et siin on veel nimed, mis mul siin kirja on pandud, mida ma lugesin. On Vučevići eest on mitu first round picki ja mingisugune hea noorem mängija. Kuhu sa näeksid, et Vuč, kes oleks huvitatud täna? Ma ei kujuta ette, kellel üldse on võimalus. Kas selleks Boston? Boston oleks üks nendest, kellel on võimalus vastu pakkuda. Kui vana Vuč on, oskad pääst öelda kohe? Ma ei oska, 27-8. Ei tohiks väga vana olla, on ju. Oklahomasse. No kas, ma ei näe, et Oklahoma... Ma lihtsalt ütlen meeskondi, kellel oleks praegu midagi nagu pakkuda selles suhtes, et ma ei näe nagu otsest vajadust, et Oklahomal oleks nagu vaja, neil on olemas L on neil... Oklahoma võib-olla tahab konkureerida varem, kui me arvame. Et võib-olla meeskond on lihtsalt liiga hea, et oodata veel paar aastat, et nad tahavad olla ülejärgmine aasta juba konkurentsis ja Vooch on tegelikult väga hea, ta on lihtsalt varjus olnud Magic. Mis on tegelikult Orlando puhul just... mis on Orlando puhul on väga nagu ületav see, et nad on tegelikult oma palga tabelis number 6 liigas. Ja kui sa vaatad nende nagu positsiooni ja raha, mida nad maksavad, siis tegelikult ma arvan, et Orlandol oli plaan see aasta kindlasti minna play-offi, kindlasti mängida, ütleme siis olulisemalt nagu kõrgemat rolli. No, kui su 2 starterit on väljas,
mõlemad olid starterid selgelt. Jah, Fournier on tegelikult ka lõppeva lepinguga see aasta, et ma arvan, et Fournierist nad võib-olla ei saagi nii palju. Gordonist on käinud jutud, et võetakse võib-olla rohkem. No, Fournieri eest võib-olla saad esimese küsida, mingisuguse mitte nüüd, no. Aga kellel oleks vaja Fournieri? Ma näeks võib-olla isegi Sixers võiks võtta, võib-olla isegi Fournieri. Ma arvan, Fournier Sixers, siis oleks võib-olla selline. Isegi okeilt, ma arvan. Ma lihtsalt praegu niimoodi ilma shooter, no shoot, selles suhtes sa küsid mu käest põhimõtteliselt, et kellel on vaja shooterit. No jah, siis kõik vastused on kõik nagu põhimõtteliselt. Kõik on see, kui odavad sa saad teda. Jah, täpselt, et kellel on mida pakkuda, eks ole, mis on Fournieri return, mis temast vastu võiks saada, mitu, no esimese ringi kõrgemat pikki sa ei saa, ta läheb nagunii suvel võib ära minna ükskõik kus meeskonnast tema valik. No Drummondi puhul, ega sa ei saagi midagi, no. Et noh, mida minutid edasi läheb, seda põhimõtteliselt vähem saada. Miks sa võtaksid Fournieri vastu, nagu mis see annab sulle? Kus sa saad näiteks second round pikki eest ja sa oled... Kui sa Cavis oled, ma mõtlen just nagu. No jah, ma ei näegi, et see nagu üks ühele näiteks vahetada, jah. Et pigem lähebki nagu meeskonda, kes... Kas on rohkem väljut või sa arvad, et nagu kuidas on Fournier? Tõenäoliselt Rossidega on selles mõttes, et on väljud, et temal on kehtiv leping veel 2 aastat ja tema leping on nagu väga sõbralik, tal on veel ta sel aasta 13. leping, järgmine aasta 12,5, 11,5 järgmised aastad, mis on nagu Rossi puhul on ta nagu arvestades tema skoorimisvõimalik. Ma arvan, et ta nagu Orlando jaoks on ta väärtuslikum tegelikult täna, kui on Fournier, kui sa küsid üks ühele nende väärtust enne. Ja isegi Fournierist väärtuslikum on Gordon tegelikult ja Gordon ise avalikult öeldud, mis tõmbab tema hinna nüüd nagu ütlema alla, et ta tahab ära minna. Ma isegi ei tea, kas otseselt hinda alla tõmbab selles suhtes, et Vutšur tegelikult tagasi tulles on see, et tema selle aasta leping, ma räägin lepingutest, tegelikult kui kasulik on Vutš üleüldse teistele tiimidele on see, et kui sa reeglina saad omale sellise all-star kariibriga tsentri ikkagi nagu suurte rahade eest ja siis Vutš tegelikult maksab sellel aastal 26 ja järgmistel aastatel on tal veel 8 aastaks leping taskus, tal 24 ja 22 miljoni lepine. Jah, ta on teinud niimoodi lepingut, see on lihtsalt Orlando 22 miljoni eest saada 29 aastane Vutš oleks mingile meeskonnale väga hea ma usun küll, jah, sest praegu see otsus teha juba. Orlando oli tegelikult selles mõttes on kavalalt teinud, et nad olid teinud talle nagu Vutš saab tegelikult 31 aasta juba, et see mõttes ta on nagu siis ta on ikkagi vanem juba, siis ta selgelt peab minema contenderisse. Oktoobris sai tegelikult juba 30, nii et ma räägingi, et ma ei ole kursis, ta on nii peidus on Magicus, et ma ei ole absoluutselt ta on nii aastaid juba olnud ka, et nagu ei teagi, nagu sa küsid mitu aastat Vutš on olnud Orlandos, siis sa ei teagi, nagu terve elu oleks olnud. Nii palju kui mäletad. Et nii oli, jah. Kui ma eksis, äkki Philadelphia isegi pikkis ta kunagi, kui ma võin nüüd eksida muidugi, aga et lihtsalt rääkides Philadelphia pikkidest ja Orlando Magicus siin Fultsiga seoses, siis tuleb selline meelde, aga Orlando selles mõttes nagu väga hästi teinud lepingu. Et tulevikus Jonathan Isaac ja Markel Fultz saavad rohkem raha, samavõrd võtab nagu natukene vähemale raha, ütleme siis nii Ross kui Fultz tegelikult, et selles mõttes nagu Orlando nagu tagatubades väga hästi on nagu management toiminud, aga ma ei näe, et sealt isegi järgmine aastagi play-offi tuleb. Kui antakse ära Fournier, pigem mitte, no selles suhtes, et nad teevadki, nad müüvad laiali ilmselt enda meeskonna ja peavad uuesti alustama üks hetk. Cole Anthony ei ole kõige halvem esimene pidepunkt, millest kinni võtta, kui hakkad ümber ehitama, et tegemist ei ole sellise mängijaga, kellest saab mingisugune superstar, aga ja ei olegi tegelikult, kui sa vaatad hetke positsiooni, kus sa panid nad üldse tabelisse? Mina panin nad eelviimasele kohale, sest ma arvan, et üks meeskond on nendest veel kehvem. Okei, ma panin vähemalt praeguse seisuga siis. No, ma panin nad 14-ndaks, jah. Sama. Jah, aga, või samuti jah, 14-ndaks, aga ma arvan, et 14-nda kohaga, või mis ma arvan, me kõik teamegi, kaasneb ka väga kõrge drafti positsioon võib kaasneda isegi kõige kõrgem ja kõige kirkam, et see võib muuta Orlando järgmist aastat, kui nad ütleme võtavad praegu sinna... nagu vanemad mehed tuleb ikka, kui nii kauguni saab midagi nendest, selles suhtes, et kui sa saad 31-aastase Vučevići eest mitu esimese raundi pikki ja mingisuguse kandva noore mängija, siis on väga hästi saadud. Nojah, sel aastal 30, aga ma olen seega nõus ja ma arvan, et on meeskondi, kes tegelikult keda võiksid huvitada. Toome näiteks Charlotte siin samas kohal. Ja. Ma ei tea, kas selline treid on tegelikult läbi käinud, aga Charlotte'il oleks vaja ja ma arvan Vuči näol, kuigi ma ei tea, kui hästi sobiks Vuč tegelikult sellisesse pisikest seal on vaja lihtsalt suurt meest, mitte et ta nüüd oleks hullult suur enda kehakasvu vastu, et center ikkagi. Väike mees ei ole. Ja palgaliselt suudaks sobitada ka, ma arvan Selleriga siin, kui oleks nagu... Isasi on see, et jah, kas nagu Orlando pole huvitatud sellest treidist, lihtsalt lõpev lepinguga Seller ja 2-aastase lepinguga Vučević on nagu, siin on nagu kaalukauss on oluliselt paigast ära, nii et aga alati klubid leiavad lahendusi ja teinekord on väga naljakad lahendusi, mis sinu jaoks tundub, et täiesti... Kolmas meeskond võib ka alati mängu tulla selles suhtes, kui on vaja palkasid liigutada, et
jah, aga Orlando juures ma arvan, et polegi enam väga pikalt midagi kokku võtta, et nende hooaeg saab sama nukralt läbi nagu... 14 on ja 14 on see koht tabelis, 14 on kohta meie mõlema tabelis. Ma arvan, et nii jääb, jah. Hästi tehtud väga... Orlando. see ei olnud kindlasti nende eesmärk. Vaadates, kui palju lihtsalt puhtalt kasvu, kui palju nad maksavad palkasid tegelikult, see on muidugi 10 miljonit vähem kui siin Warriors või kas või Brooklyn Nets vaata maksab aga see on, need on numbrid, kus sa näed, millega nagu minnakse tegelikult play-off'i mängima, et ei ole see tankiva meeskonna numbrid. Ma olen nõus, aga ebaõnn ja mis sa teed ära nagu selles suhtes, et ma ei taha ka nagu mõnitavana kõlada, aga Orlando on nagu olnud selline ebaõnne sõdur ka veidikene läbi ajaloo juba viimasel ajal. Mis sa teed ära? Okay, liigume edasi Pistonsi poole peale. Kui sa arvad? Jah, ega meil väga polegi. Oleme jõudnud tabeliga, mõlemal ainult viimane koht. Tabelisse lõppu, ma olen pannud sinna Pistonsi, kus nad täna on. Vahet pole Orlandoga suured, aga ma arvan, et neil ei ole huvi. Ma panen, et Orlando, Wizards ja Pistons on need 3, kellel Wizards võib-olla natukene vähem, neil on lihtsalt sellist star powerit. Wizards tahab pigem võita, ma arvan. Jah, ma ei ole kindel, kui nad täna on juba sellises situatsioonis. Ma arvan, et nagu lihtsalt Westbrook ja Beal tahavad võita selles. Pistonsis ka Grant kindlasti tahab võita, aga see ei ole päris Beal ikkagi. Mis sa arvad üldse Jeremy Grantist? Oli hea otsus Pistonsi poolt? Mina kui sellise igapäevase Denveri jälgijana, ma arvan, et see oli nagu Pistonsile eelselt öeldi 20 miljonit 3 aastat, 3 aastat mõtlen nüüd peast. Leping väga üle pandud ja milleks sellisele mehele, kaitses on soliid, aga skoorida ju hea küll seisab ja viskab. Sa tahad öelda, et mingi NBA meeskond teadis rohkem kui sina? Ma vist natukene seekord pean ütlema küll. Väga põnev. Et väga hea pikk. Ma leian, et selle raha eest lisades sinna tegelikult Josh Jackson, kes on minu arust nagu nüüd kohati leidma väga väikse raha eest, tegelikult väga noor mees, 5 miljonit, ütleme meie mõistes, NBA mõistes väga väikse raha eest, jah, tasku raha eest, et sul on nagu potentsiaaliga, küll natukene võib-olla tuli menne sinna Cavsi jutu juures, kus loobuti liiga kergelt meestest ja väga odavalt ainult ära, võib-olla väga suure potentsiaaliga mehed, võib-olla natuke veel suurem potentsiaali kui Josh Jackson, omale drafti number 4 pikk. Tal olid ka ju teised probleemid. On küll, jah. Et sealt tegelikult oligi, miks Memphis tegelikult nagu Jeremy'st loobus, või sellest Josh'ist suurest. Aga ma leian, et Pistons on isegi võib-olla natukene paremas seisus täna, kui on isegi Wizards. Ma arvan, oma sellises tuleviku vaates. Mitte nagu tänases aastas, aga sellises nagu, et neil on nagu esimesed õiged sammud on tehtud ka, et mõned treidid on, mõned assetid on juurde võetud endale pikid. Tegelikult eelmine saade juba lubasingi, et ma räägin tegelikult rukkidest just, et selle aasta nagu siis 2 pikki, neil ei olnud väga häid pikke, nad said 16 ja 19 pikid olid, aga nad võtsid omale, kindlasti tuttavad niimoodi isegi fantasy's, Isaac Stewart 16. pikina siis 206 20 aastane. Mais saab 20-seks, kui ma nüüd eksi alles. Mis äkki 19-aastane, üks drafti nooremaid poiss isegi, väga hea raamiga, väga hea liikuvusega poiss. Ma arvan, et Isaac Stewardil on potentsiaal. Ma saan täiesti aru, miks Blake ära liigutati. Oli vaja teha ruumi, ei ole väga tulevikku. Blake'is, ma räägin sekund hiljem Blake'is ka, miks üldse Blake'i peaks liigutama, miks peaks üldse üks klubi tegema buyout'i. Ma arvan, et väga paljudel on põnev kuulda, miks üldse peaks kedagi välja ostma. Aga lõpetame jutu siis Isaac Stewart, ma leian 10 punkti, 7 lauda, hea potentsiaaliga. Ma arvan, et seal on pihta pandud Pistonsi poole peal. Lisame sinna siis Joshi, kes võiks jääda sinna, Josh Jacksoni. Lisame sinna siis 2-aastase lepinguga veel Grandi. Neil on seal veel Wright, kes teenis siis 8 miljonit. Teil on Wright on ka väga soliidne. Ja siis Miles Plumlee, kes on tegelikult 30 lähedal, mõlemad on muidugi, Grant on ka tegelikult juba 27-8 vist äkki, et ei ole kõige sükse esimeses nooruses. Aga lisame sinna siis tegelikult selle 19. drafti piki, kes on siis 22-seks saanud Shady Bay, kes on ka väga sellise huvitava mängustiiliga ja peale Griffini järeminemist ligi 15 punkti mängus, ma arvan, et seal on nagu potentsiaali, et järgmine aasta, ma ütlen, et järgmine aasta selle line-upiga jõutakse play-offi, aga kindlasti tahetakse mängida. Et see on nagu see, et mulle meeldib, kui on olemas satsis idee, kui on nagu nägemus, et me nagu teeme ja liigutame asju. Seda on nüüd rohkem, kui seda oli enne seda hooaega, ma ütleks. No, kindlasti on. Ma leian, et Blake'iga sa nagu ei leia edasi. Ütlesingi tagasi Blake'i. Miks Pistons üldse pidi Blake'i välja ostma on see, et Blake maksis neile see aasta
37 miljonit ja järgmine aasta 39 miljonit, aga nad said põhimõtteliselt väljaostmisega nii palju siis ütleme allahindlust, et nad saavad see aasta 30, peavad talle maksma 33 vist see aasta, järgmine aasta ikka 30, aga see on 12 miljonit juba, 12-13 miljonit. Mainin igaks juhuks ära, et väljaostmine tähendab siis seda, et lõpetatakse leping ära ja 70% vist oli lepingust, mida peab kohustuslikult tasuma. Mille siis maksab ära põhimõtteliselt mängija vist saab kokku leppida, aga kui paljust ta loobub lõpuks. See on osa, saab ka muidugi lõpetada mängija lihtsalt saab mingisuguse raha kätte ja leping lõpetatakse ära ja mängija võib liituda kellega iganes ta soovib. Jah, free agentina. Jah, peab leivaraha eest siis, aga siiski raha eest. Selles suhtes jah, et mingi taskuraha eest, miks me räägime Drummondi buyout'is siin ka, võib-olla olekski pidanud sama infot enne mainima, et buyout tähendab seda, et klubi, kellel ei ole vaja seda mängijat lihtsalt ostetakse siis välja. Jah, et saada siis natukene soodsamalt, kuna teda nagunii ei ole vaja, ta midagi ei anna, klubi ei konkureeri, siis pole mitte mingit vahet ja makstakse nüüd pleegi pealt 2 aasta peale 12 miljonit vähem. Jah, mis on iseenesest suured rahad, sa võid omale sinna lubada mitu rukkit enne selle raha eest ja arendada mängijaid, näha, ütleme sellist visiooni vähemalt, et ma näen, et on nagu Pistons. No Blake'il ei olnud mitte mingit huvi selles meeskonnas. Ma näen, et Pistons jääb õieti. Ma olen 2 käega nende poolt, ma loodan, et neil läheb hästi. Kas nad väärivad täna seda kohta? Raske on ka näha, keda ma nagu oleks veel taha poole pannud tegelikult sellel aastas. Kui ma oleks pannud nagu võib-olla hooaja eelses ennustuses, siis ma arvan, Pistonsid võib-olla päris viimaseks poleks pannud, et ma vist oleks äkki Cavsiga läinud päris viimaseks, aga kõiki neid meeskondi läbi vaadates Cavs põhimõtteliselt teaga, et talenti on igas meeskonnas, nagu, et see väga keeruline on valida, kes võiks olla hooaja alguses, kes võiks kõige kehvem olla, et väga paljud muravad läbi. Sama nagu OKC tegelikult teise pool vaata, et ma arvan kõige nõrgem meeskond line-upi lihtsalt puhtalt vaadates paberi peale, aga mängib... Seal on probleem see, et nad on kehvad tankijad. Nad on liiga hullud võitlejad, mulle tegelikult täna just öeldi niimoodi, et nad ongi kehvad tankijad, et nad on liiga hullud võitlejad. Et sellepärast nad näiteks võitsid Rocketsit ka, et nad üritasid põhimõtteliselt, tahaks öelda kaotada Rocketsi vastu, nad jätsid Horfordi pingile. Shai jäi pingile. Seal on tegelikult tuleb huvitavad noori poisse. Aga selles suhtes, et Rockets mängis Wood, Oladipo ja nende suutsid ikka kaotada. No seal ongi juba filosoofis. Aga idas ongi Pistonsil on ka tegelikult näha seda võitlusvaimu ikkagi, et nad ei lähe nüüd minu arust, mulle ei tundu küll, et nad lähevad, mängijad ei saagi minna, aga iga mängu kaotama, et pingutatakse ja ruumi on visata, sest talenti on, aga oskusi nii palju selles meeskonnas veel ei ole. Minu arust ongi selgelt tegelikult viimased, ma arvan, Cavsis on isegi rohkem, eriti hooaja alguses ma oleks öelnud, et Cavsis on rohkem teadmata, kui heaks Grant nüüd tuleb, eks ole, siis ma oleks Pistonsi hooaja algul jätnud sinna, kus nad on praegu. Ma arvan, et keegi ei pahanda Pistonsi fännidest mu peale ka, et kui need veel on mõni. Aga raske ongi näha tegelikult, keda sa siin nagu viimaseks jätab päriselt, et kui sa vaatad niimoodi, et... Ma arvan, muud nime ei ole, et noh. Okei. Aga tulles rukkide juures tagasi veel isegi, siis ma arvan, et Miles Plumlee nagu fantasy seisukohalt, ma arvan, et Miles Plumlee nagu pannakse vist see aasta kinni. Või see mänguliselt kinni, et teda vist äkki ei mängitata. Ma leian, et Pistonsil oleks aeg tegelikult anda oma noortele rukkidele mänguaega ja või siis vähemalt vähendada, nii et kellel Mais Plumlee ma soovitan tegelikult nagu ära treidida. Et saab veel täna võib-olla välja tahata, nii et ma usun, et ma näen, sest et ma ei näe enam pointi, miks sa mängitad 30 aastast sentrik, kui sul on tegelikult endal olemas kaks head noort poissi, kellele nagu mänguaega anda just eelkõige nagu Stewardit arvestades, kui on Steward mingi Stewardile, ma arvan, nii et. On sul saate lõpetuseks veel mingeid tippe anda, fantasy tippe kiirelt? Pistonsi koha pealt ma väga ei julgeks enam midagi väita siin, et Josh Richards või Josh Jackson kindlasti on nagu mängumees, kellest ma näen, et tema nagu potentsiaali juures võiks nagu olla veel hooaja teises, ütleme siis, või viimases faasis veel nagu kasu. Wright on muidugi väga viisakas mängumees, aga ma ei usu, et teda väga paljudes liigades on nagu kättesaadav, nii et kellel on stiile, sööte, lauapalja vajab isikselt meelt ja pluss head positsioonid ka veel, ma ei tea, kuidas ESPN teda muidugi rankinud positsioonides, aga ma tean, et Yahoo's on ta nagu väga soliidse positsioonineeringuga, nii et. Aga võtame saate kokku äkki või? Sa vist selle jutustatud pikalt. Ühesõnaga ma sain teada, et pakkuda, et Nets läheb läbi nii arvestamata. Rääkisime, James Harden on raudmees, eks ole. James Harden on mänginud 96% mängudest, mida on võimalik tal mängida alates aastast 2090. 96% sajast. See on väga viisi, ma ei julge isegi öelda, et mehi väga palju rohkem on, kes on väga palju rohkem mänginud. Ja ma täpselt selle pärast arvangi, et võidab Brooklyn Nets. Isegi kui ütleme 12 suurt All-Star kaliibriga, MVP kaliibriga mängumeest on kõrval. Kui nad on play-offis out, läheb see väga keeruliseks, aga ma arvan, et see võimatu ei ole. Kus sa tervikuna üldse näed seda Netsi üldse mängulist pilti? Ma just tegelikult
tulen veel korra tagasi just Blake'i juurde, et kas Blake äkki võib ära rikkuda hoopis? Ma ei usu. Tal ei ole sellist rolli ega võimalust. Võib-olla isiksusega. Võib-olla ta juba oma sellise... Kindlasti ei usu. Ma arvan, Blake tegelikult riietusruumis igal pool eriti superstaaride kõrval. Ma usun, et ta on väga lahe tüüp. Olles nagu ise ju aastaid olnud number 1 meeskond. Ma arvan, et ta ei ole rumal inimene, ta ei loe endale mingeid illusioone, et ta läheb nüüd sinna lammutama, et ta teab väga hästi, mis ta roll on seal meeskonnas ja kes seda meeskonda liigutavad. Ja, ma arvan, et sellega on hea lõpetada, nii et ühesõnaga ma saan aru, kust me ootame. Ma näen seda, vist te kõik on näinud seda juba terve. Sealt ei tule, nii palju võib öelda. Mina pakkusin, ma just täiesti juhuslikult sattus selline oranž-sinine särk täna selge, mitte isegi minu play-off positsiooniga, kui siis ränkisid ka Knicks isegi play-offi. Mina valin play-off, jah. Et selles mõttes on nagu, on hea valik olnud täna juhuslikult, aga siiski hea valik. Tõmbame sellega otsad kokku ja... Aga ma arvan, et järgmine saade, tuleme ja räägime vahetustest, mis toimunud on. Peale trade deadline'i tuleme uuesti kokku, räägime jälle uuesti ja vaatame, kuidas on mõjutanud. Uus nägu on peal. Jah, kuidas on mõjutanud ja kuidas me eeldame, et need mõjutavad. Tänud, et kuulasite või vaatasite ja kõike head. Kohtame seni trade jutus.